Nii, ka külalistele teadmiseks, et meil on siis täna majanduskomisjonis avalik istung, sellest toimub internetis ülekanne ja meie päevakorra teine punkt on siis Vabariigi Valitsuse algatatud tuumaenergia ja ohutuse seaduse eelnõu 856 SE teise lugemise ettevalmistamine ja arutelu huvigruppidega, eelkõige siis tuumaenergia kasutuselevõtu majanduslikust vaatest. Teadmiseks siis kõigile, et ka neljapäeval toimub siis avalik istung, mis puudutab tuumaenergia kasutuselevõttu keskkonnateemasid ja ülejärgmisel nädalal vist. Ilmselt on ka kolmas istung, kus me arutame tuumaenergia kasutuselevõttu julgeolekuteemasid. Aga tutvustame külalisi, kutsutud on siis Kliimaministeeriumi elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsler Antti Tooming, tervist, keskkonnakorralduse ja kiirgusosakonna juhataja Birgit Parmas, tere, ja tuumaenergia juhtrühma koordinaator Indrek Anepalu, tere, Anepaio, sorry. Strateegia innovatsiooni põhiüksuse õigusosakonna jurist Rene Lauk, tervist, ning energeetikaosakonna energiaturgude valdkonna juht Karin-Maria Lehtmets. Tere! Sina oled juba meil tihe külaline komisjonis. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektor Kristi Talving, tere! Ja peadirektori asetäitja Lauri Kütt, tervist! Konkurentsiameti energiateenistuse juht Mari-Liin Tilkson, tere! Elering AS juhatuse esimees Kalle Kiik, tervist! Siis Eesti Linnade ja Valdade Liidu keskkonnanõunik Reigo Lehtla, tere! Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht Tõnis Vare, tervist! Eesti Jõujaamade ja Kaugkütteühingu juhataja Siim Umbleja, tere! Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets, tere! Ja juhatuse liige ja tehnoloogiajuht Martti Jeltsov, tervist! Nii, eelnõu on esimesel lugemisel täiskogul siis eeldatavasti 8. aprillil ja esimene lugemine lõpetati, muudatusettepanekute tähtajaks määrati siis 30. aprill, ehk siis see ei ole veel kätte jõudnud, ilmselt ka nende avalike istungite baasil loodetavasti tuleb ka muudatusettepanekuid. Ja sellel istungil siis keskendume majanduslikule vaatele, sealhulgas käsitleme järgmisi teemasid: tuumaenergia sobivus Eesti energiaportfelli, roll varustuskindluses, mõju energiahinnale ja tarbijatele, majanduslik kasu ja peamised riskid, pädevuse ja järelevalve suutlikkuse loomine, finantsmeetmed ja kohustused, kohaliku kasu mehhanism, potentsiaalsed investeeringud ja võib-olla tuleb siin veel teemasid küsimuste käigus samuti. Ja kõigile teadmiseks et sellel istungil mingeid otsuseid ei langetata, kuulatakse lihtsalt sisuliselt ära, et majanduskomisjoni liikmed saaksid siis ühel hetkel teha parima otsuse parima teadmise järgi. Ja annaks siinkohal sõna siis Kliimaministeeriumi esindajatele, kes teevad sellest eelnõust põgusa ülevaate. Olge head. Nii palju ka, et protsessist lihtsalt, et siis mikrofon on vaja tööle panna ja teine asi võiks ennem öelda, kui keegi sõna võtab oma nime puhtalt, et stenogrammis on siis pärast võimalik nagu identifitseerida, et kes mida ütles, et me tuleb pärast segamini kõik. Aga tänud ja alustame siis aruteluga. Ja, tere hommikust, austatud komisjoni liikmed. Teen siis ülevaate tuumaenergia ohutuse seadusest ehk siis teosest lühidalt. Olen siis Antti Tooming, Kliimaministeeriumi asekantsler ja ühtlasi on au olla siis ka tuumaenergia juhtrühma juht ja esindada siis neid tublisid töötajaid, kes on selle eelnõu välja töötanud. Aga asja juurde, et esiteks, et miks üldse siis kaaluda tuumaenergiat Eestis, et mida ta meile juurde annab. Et oluline aspekt on siin selgelt see, et ta on siis, annab sellist vähese kliima mõju ja vähese süsiniku sisaldusega energiat meile.
Ta kindlasti oleks nagu hea tasakaalustamaks siis taastuvenergia arendamist, ehk siis ta stabiliseerib võrku meil ja ühtlasi on ka siis meil alus selle planeerimiseks ja arendamiseks läbi siis Riigikogu 2024 otsuse, et mis andis siis mandaadi edasi liikuda siis tuumaenergia kaalumisega. Kui siit edasi liikuda, et varustuskindlus ja mis on tal ka mõju meie hinnale, et on teada ju, et meil 2035 on juhitavat võimsust vaja juurde, suurusjärk siis 2100 megavatti ja on selge, et turupõhine puudujääk on suurusjärgus siis 1100 megavatti ja ehk siis ilma selliste täiendavate meetmeteta meil ei ole nagu võimalik tagada seda, et meil see varustuskindlus on tagatud, täiendav baasvõimsuse toodang on olemas ja arvestades, et tuumaenergia, millest me räägime täna, et see potentsiaal ja plaan on siis 2 300 megavatist reaktorit rajada, et siis kataks päris olulise osa sellest puudujäägist ära, aga tuleb arvestada ka seda, et me ju täna ei tee otsust selle tuumaseaduse eelnõuga, et kas siis selle projektiga, mingi konkreetse projektiga edasi minna, vaid me loome selleks nagu võimaluse. Ühtlasi on oluline arvestada, et me vastutame ju teatavasti ise oma sageduse tagamise eest ja see eeldab siis ka täiendavate juhitavate allikate olemasolu. Ja kuna siis me täna ikkagi impordime olulise osa oma elektrienergiast ligemale 40%, et siis meil ikkagi on vaja seda puudujääki täiendavalt katta. Kas siis tuumajaam nagu põhimõtteliselt nagu lahendaks kõik mured ära, et ei, see nii ei ole, et see on ikkagi kombinatsioon siis erinevatest tootmisviisidest, aga tuumajaam on üks selline väga realistlik võimalus, mis seda suudab nagu teha, aga ta loomulikult peab olema siis ka konkurentsivõimelise hinnaga ja päriselt nagu olema tasuv. Miks siis meil seda teost vaja on? Et meil on siis nagu 3 nagu alust, et miks seda üldse vaja on, et esiteks loomulikult viidatud Riigikogu otsus, et 2024 siis Riigikogu otsustas, et liigume edasi tuumaprogrammi ettevalmistamisega ja teiseks, et kui me seda tahame teha, et siis meil on vaja õigusraamistikku selle jaoks. Et täna meil puudub igasugune regulatsioon, mis siis võimaldaks üldse nagu kaaluda tuumaelektrijaama rajamist ja selleks on vaja põhjalikku reeglistikku, mis siis põhineb ka rahvusvahelisel standarditel, rahvusvahelistel kogemustel, et seda me oleme ka siis antud juhul nagu teinud, et kõike seda arvesse võtta ja kolmas aspekt on kindlasti ka see, et nii seaduse olemasolu kui regulaatori olemasolu on eeldus selleks, et üldse siis võiks kaaluda selle tuumapraktiga jätkamiseks ja mis on loomulikult vajalik ka potentsiaalsetele investoritele. Kui nüüd konkreetsemalt rääkida teose ülesehitusest, et siis siin on 3 sellist hästi põhimõttelist sammast, et esiteks terviklikkus on number 1, et see seadus reguleerib siis kogu tuumakäitise elukaart, ehk siis alates asukoha valikust kuni lammutamiseni välja ja kõik, mis sinna vahepeal mahub, tuumakütus, katsetamine, käitamine, et kogu siis seda tegevust reguleerib see seadus, et kõik sätted on siis vastavalt siin olemas. Ja teine selline nagu sammas on oluline see, et meil on vaja pädevat asutust, kes siis tagab selle, et seda kõike tehakse ohutult, läbimõeldult, täpselt reguleeritult ja selleks on ettepanek määrata siis sõltumatuks regulaatoriks TTJA ehk siis Tehnilise Järelevalve Amet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kes siis vastutab selle eest, et antakse load välja reeglite kohaselt, tehakse järelevalvet ja tagatakse ka seda, et see jaam siis kunagi saab ka dekomisjoneeritud ehk siis lammutatud ja jäätmed saavad ka ohutult käideldud. Ja see on siis, keskne põhimõte on siis tuumaohutus ja tuumajulgeolek. Ja kolmas sammas on siis rahaline vastutus, mis on ka kindlasti väga oluline. Ja siin kehtib lihtne nagu põhimõte, et arendaja vastutab nii selle rahalise kohustuse eest kui ka saastaja maksab põhimõtte täitmise eest. Ehk siis arendajale on pandud konkreetne kohustus
et tuleb siis tagada finantsiline vastutus, et vähemalt siis 350 miljoni euro ulatuses, et kui midagi peaks juhtuma, ja samuti täiendab siis seda vastutuse poolt ka riigi võimalus liituda rahvusvahelise konventsiooniga, mis siis on niisugune standard, et kui riigid ikkagi alustavad päriselt selle tuumajaamade ehitamist ja käitamist, et siis nad liituvad vastava konventsiooniga, kus siis ühiselt tagatakse see, et kui tõesti peaks midagi juhtuma, et siis riigid ühiselt katavad selle kulu. Et Eesti veel sellega liitunud ei ole, selle konventsiooniga, aga see võimalus on, ja mis siis annab siis täiendava kindluse, et oleks võimalik ohu tekkimise korral rahaline kulu kaetud. Et need on siis need 3 peamist põhimõtet selle samba puhul, ja kui üldse öelda, et mis see läbivalt seda seadust siis katab, on siis tuumaohutus, et see on alati siis number 1 absoluutselt kõikide kaalutluste korral, et kui antakse lube välja, et siis tuleb võtta see aeg, et tagada see ohuhinnangud ja kõik oleks põhjalikult läbi mõeldud. Kui nüüd mõelda, mis on sellised peamised majanduslikud riskid tuumajaama rajamisel ja kuidas neid siis maandada saab, et siin on välja toodud 6, loomulikult võib ka neid rohkem leida, kui on võimalus põhjalikumaks minna, aga sellised põhilised on siin välja toodud ja meie hinnangul loomulikult see investeeringu risk on nagu olemas, et tuumajaamad maksavad üksjagu raha, üldiselt riigid osalevad selles protsessis. Tänane poliitiline lähenemine on selline, et hetkel me veel ei räägi sellest, et kas siis riik peab seda osalust võtma või mitte, ja see võimalus on tulevikus nagu olemas, et kuna täna me alles loome nagu raamistikku, et siis täna ei ole ju meil ka laual konkreetselt nagu ehitusloa taotlust, et millega nagu üldse hinnanguid saab andma hakata. Ehk siis ütleme nii, et see täna on veel vara, aga et üldse planeerida siis tuumajaama, selleks on ikkagi sellist õiguslikku raamistikku vaja luua, et tekiks võimalus siis nagu järk-järgult etapiviisiliselt edasi liikuda. Operaatori maksejõulisust mõnevõrra mainisin läbi vastutuse, aga siin on meil lahendatud siis läbi selle, et esiteks tuleb tagada operaatori poolt kohustuslik siis lammutusfond alates siis jaama käitamisest, et hakatakse kohe koguma siis ka raha selle jäätmete käitamiseks, teisalt siis kohustus tagada finantsiline vastutuskindlustus ka võimalik õnnetusjuhtumite korral, et ka need aspektid on nii-öelda arvesse võetud. Võib-olla mis siin välja veel tuua, regulatiivne risk selles suhtes, et regulatsiooni on meil selgelt vaja ja see seaduseelnõu loob selleks võimalused, et mis siin võib-olla hea üles nagu märkida on siis see, et seal on siis selline astmeline loasüsteem, et alates eelhinnangu andmisest, millega antakse hinnang siis või sellele operaatorile, et tal oleks olemas see võimekus, nii finantsiline, tehniline, personalipoolne, et kui ka teisalt järgmised etapid, et alates siis ehitusloa taotlusest kuni käitamisloani, et kõik on nagu etapiviisiline, et ei saa järgmist etappi võtta ette, kui eelmine on nagu täidetud. Ja võib-olla mainimist väärib ka siin kindlasti eraldi on siis julgeolekurisk, ehk kuna tegemist on strateegilise objektiga, et siis kindlasti on siin vajalik kasutusele võtta täiendavad meetmed, et tagada siis nii füüsiline kaitse, küberturve kui ka vajalikud julgeolekukontrollid töötajatele. Ehk siis meie hinnangul on vastavad maandamismeetmed nagu olemas, millega on võimalik neid riske maandada. Nii, kui edasi liikuda, et mis on siis sellised finantskohustused ja ka finantsmeetmed, et mainisin ära, et siis see saastaja maksab kehtib kogu elukaare mõttes, ehk siis riskid riigi vaatest on nagu suuresti nagu maandatud ja lisaks siis sellele, et on meil vaja sellist riiklikku võimekust tuumaprogrammi jätkamiseks, on ka väga paljud siis nii-öelda tasud vaja tasuda arendaja poolt, et kes siis osaliselt katab ära need kulud, mis riigile tekivad tuumaprogrammi jätkamiseks. Siin on välja toodud riigilõivud erinevate tegevuste puhul, erinevad järelevalvetasud, mis siis hakkavad kehtima, kui selle programmiga jätkatakse.
ja loomulikult väga oluline on see lõppkäitlus, lõppladustusfond, mis meie hinnangul siis välja pakutud mahu puhul, mida hakatakse koguma toodetud elektrienergia baasil, on siis suurusjärk 1 miljard eurot siis kogu selle elukaare mõttes. Ja sarnaselt saame öelda, on siis ka teised riigid lähenenud, et hakatakse koguma koheselt raha, et siis need jäätmed saaks lõplikult käidelda ja see peaks olema siis ka piisav selleks, et neid ohutult teha. Ja tuumakahju vastutust mõne sõnaga mainisin, on kindlasti arendaja vastutus on oluline ja teisalt on siis riigil võimalus siis ka täiendavalt riske maandada läbi siis vastava konventsiooniga liitumise. Kui me vaatame riigi kulusid, et siis järgneval 4 aastal on see suurusjärk siis 19 miljonit eurot. Peamiselt on need siis tööjõukulud, mida meil on vaja põhiliselt siis regulaatori käivitamiseks, kuna tuumaprogrammiga jätkamiseks ja selle loamenetluste läbiviimiseks, asukoha valiku kinnitamiseks on vaja pädevaid inimesi, et siis selleks on ka vaja palgata siis täiendavat tööjõudu. Ja see on väga oluline, kui me vaatame teiste riikide kogemust, et kus need programmid on vahest ka rohkem venima jäänud, on see, et kui ei ole seda pädevust ja neid menetlused lähevad lihtsalt väga pikaks. Et seetõttu on meil vajalik ikkagi selle pädevuste arendamisega nüüd alustada alates 2027, kui on ka ettepanek siis regulaator moodustada TTJA juurde ja siis lisaks ka täiendavad siis majanduskulud, mis siis tekivad. Nii, kohapealsest kasust, et on ettepanek siis kehtestada kohalik kasu ja mida hakkaks siis tulevikus saama kohalik omavalitsus, kuhu see tuumajaam rajatakse ja lisaks sellele, et ka kohalikud elanikud, kes siis selles lähipiirkonnas elavad, on ettepanek, et saaksid ka osa sellest hüvitisest. Ja me oleme ettepaneku teinud, et see moodustaks siis 0,5% toodetud elektrienergia hinnast ja see sõltub siis nii-öelda börsi hinnast iga aasta, aga kui me vaatame eelmise aasta mahtusid ja arvestame seda, et 2 kilomeetri raadiuses oleks siis seda tasu võimalik saada ja kui me võtame eelduse, et seal on siis 100 majapidamist, et siis see jaguneks selliselt, et suurusjärk oleks siis 1 miljon, oleks siis kohalikule omavalitsusele ja suurusjärk siis 10 000 eurot oleks siis eluruumi kohta potentsiaal seda tasu saada. Ja mehhanism näeb siis niipidi välja, et see tasu laekub kohalikule omavalitsusele, kes siis omakorda jagab sellest 50% seal piirkonnas elavatele inimestele. Ja see algab siis alates ehituse etapist, et algusperioodis on ta väiksem, aga kui on käitamine, et siis tasu suureneb. Viimased slaidid, oluline mainida alati siis avalik arvamus, avalik hinnang tuumaprogrammi käivitamise kohta, et oleme siis alates 2022 seda küsitlenud ja valdavalt on siis toetusprotsent olnud seal 60 ja 70% vahel. Ehk siis suurusjärk saame öelda, et 2/3 inimestest Eestis pooldab seda, mis on selgelt positiivne, annab nii-öelda meile ka jõudu juurde, et teeme seda asja põhjalikult ja teadlikkus on tuumaenergiast järjest suurenenud ja võib-olla siin märkimisväärne või tähelepanuväärne on see, et siis pooldavad valdavalt siis kõrgemalt haritud inimesed, valdavalt eestlased ja on mõnevõrra rohkem skepsist siis muukeelsete elanikkonna seas ja mõnevõrra siis ka rohkem naiste seas. Ja see protsent, et kellel seisukoht ei ole, et on ka siin varieerunud aja jooksul, aga ta on ikkagi pigem läinud madalamaks, mis siis ka justkui annab ka hinnangu sellele, et see teadlikkus tuumaenergiast kui sellisest on suurenenud. Hästi põgusalt mainin ära lihtsalt selle slaidi puhul selle, et käesoleval hetkel on siis käimas 3 olulist elementi tuumaprogrammis, et esiteks on asukoha valik, on käimas siis alates eelmisest aastast, see jõuab eeldatavasti siis 2027 esialgse vaheetapini, mis on siis selle sobiva ala valik
ja sealt edasi, selle peab kinnitama valitsus ja sealt edasi on siis konkreetse alapõhine täpsemad uuringud, täpsem mõju hindamine, et mis siis eeldatavasti 2029 lõpeb siis selle menetlusetapi lõpuga, mida peab samuti valitsus kinnitama, ehk siis asukoht on nagu valitud. Käesoleval hetkel samamoodi, et siis on seaduseelnõu väljatöötamine ja samuti siis regulaatori moodustamine. Ja kui me vaatame nagu suurt pilti, et kuidas siis tuumaprogrammi ellu viiakse, et siis täna oleme teises etapis, ehk siis selline ettevalmistav etapp, mis loodetavasti siis 2031 saab edukalt läbitud läbi selle, et on ka nagu antud siis nagu ehitusluba. Ja potentsiaalne kasutuselevõtt meie hinnangul saab olema siis 2035 pluss, ehk siis 2035-2040 vahemik, aga loomulikult see sõltub siis nende eelnevate etappide liikumisest. Ehk ka nagu riigi vaatest me liigume etapiviisiliselt, et ja vastavalt sellele ka arendame oma pädevusi ja võimekust, ehk siis me ei võta ette nii-öelda suuri kohustusi, mida oleks vajalik võib-olla kohe selleks nagu viimaseks etapiks ehk siis käitamiseks, vaid liigume nii-öelda samm-sammu haaval. Ja kokkuvõttes siis, mis siit välja tuua, et oluline tuumaenergia on selles vaatest, et tagada siis meil varustuskindlus, anda siis konkurentsivõimelise hinnaga elektrienergiat, kuna meil on täiendav puudujääk baasvõimsuste puhul. Majanduslik potentsiaal on selgelt nagu laiem, et lisaks ka siis nagu konkurentsivõimelisele hinnale ka täiendav majanduslik nagu potentsiaal erinevates tarneahelate etappides osalemiseks. Saan tuua näite siin võib-olla Tšehhi puhul, kes siis on nagu konkreetselt öelnud, et ta tahab, et mingi protsendi tarneahelast siis antud riigis nagu ise saadakse toota, tagada seda, et siin selgelt on ka Eestis see potentsiaal on nagu olemas. Ja kui tuua ka näiteid teistest riikidest ja ka avalikult arvamusest, et siis riikides, kus on juba tuumaenergia rakendatud, et seal on siis toetus tuumaenergiale olnud suurem ja eriti siis ka selles piirkonnas, kus seda päriselt nagu tehakse. Finantsiline vastutus on tagatud läbi siis arendaja ja ka riigi poolt kulusid oleme planeerinud selliselt, et oleks see vastavus siis programmi päris nagu nii-öelda edasiliikumisega. Ja regulaatori puhul siis on meil selge nagu loastamissüsteem, kasutame selleks ka nagu rahvusvahelisi kogemusi, et kuidas ka teistes riikides seda tehakse. Ja see on ka vajalik selleks, et üldse siis tuumaprojektiga Eestis edasi liikuda, et ka potentsiaalsele investorile arendajale oleks siis selge, kuidas see süsteem Eestis toimib. Minu poolt kõik, aitäh! Suur tänud selle ülevaate eest. Edasi siis lähme niimoodi, et iga külaline saab sõna umbes 5 minutiks ja samas kui kellelgi on küsimusi ja võib-olla isegi küsimusi ise endale, siis neid võib ka valjult hääldada välja. Ma panen siia siis järjekorda kirja ja kui kõik külalised on saanud oma arvamuse ära väljendada, et siis on selline küsimuste ring, et siis kõik saavad küsida. Aga lähme siis aruteluga edasi ja annaks sõna Eleringile, et kui on midagi öelda, siis praegu on see hetk. Ja tervist, mina Kalle Kilk. Eleringi poolt meie peamine vastutus Eestis on varustuskindluse eest. Ja siin härra Tooming tegelikult väga hästi tõi välja meie kõige suurema mure lähema 10 aasta pärast. Et me näeme seda, et kunagine mõte, et elektriturg peaks ise tekitama üle Euroopa Liidu piisavalt palju elektrijaamasid, kahjuks see lootus ei ole kahjuks realiseerunud. Et selliseid elektrijaamasid on suhteliselt palju, mis on madalate niinimetatud kütusekuludega, mis siis väga palju turumahust võtavad enda peale ja sellised elektrijaamad, mis siis oleksid nupust käivitatavad, millel on kahtlemata natukene kõrgemad kütusekulud, need turul piisavalt palju raha ei teeni ja seetõttu ka ükski investor nendesse ei ole valmis investeerima. Eesti ei ole siin kuidagi selles mõttes eraldi saarena, et meie naabritel on täpselt samasugune mure ja kuna me oleme väga hästi ühendatud läbi väga tugevate ühenduste oma naabritega, siis tegelikult see mure on kõikidel selline, et see mõjutab üksteist ka. Ehk siis, et see kogus elektrijaamasid, mis peaks olema Eestis,
on osaliselt mõjutatud ka sellest, kui hästi on elektrijaamadega naabrite juures ja kui hästi on meie omavaheliste ühenduste, võib öelda, usaldusväärsusega. Ja see on nüüd põhjus, miks, et meie naabrite juures ei ole ka väga palju tehtud otsuseid uute elektrijaamade ehitamiseks. Mõned vanad ebaefektiivsed elektrijaamad on läinud sulgemisele ja riikidevahelised ühendused on viimase 2-3 aasta jooksul osutunud oluliselt vähem usaldusväärseks. Ja see kõik on viinud selleni, et me tegelikult vajadus Eestis koha peal omada juhitavaid elektri tootmise võimekusi on kasvanud. Varasemalt me hindasime, et neid võiks olla natuke üle 1500 megavatti ja saaks hakkama. Täna on selge, et me 35. aasta perspektiivis peame vähemalt 2100, kui mitte rohkem megavatti koha peal omama. Ja on selge, et sellest mingi osa saab katta salvestus, mida praegu tuleb juurde suhteliselt hea tempoga, aga salvestuse roll siin on suhteliselt piiratud. Järelikult peab olema ikkagi mingisuguseid elektrit juurde tootvaid allikaid, juhitavad elektrijaamasid. Ja on selge, et need päris ise siia ei teki, puhtalt investori vaatevinklist. Ehk siis, et millega täna me tegelikult töötamegi, on töötada välja mehhanism, kuidas on võimalik pikalt ette garanteerida elektrijaamadele tulukindlus. See mehhanism on, täna täpselt ei oska neid parameetreid öelda, aga selle mõte on see, et me võiksime olla võimelised pakkuma uutele elektrijaamadele vähemalt 10-15 aastat sellist perioodi, mille jooksul nad saaksid garanteeritud rahavoo. Ja see võiks olla siis selline asi, mis garanteerib meile, kui me teeme sellise üle turu ulatuva mehhanismi, siis on võimalik selle kaudu hankida meile kõige paremini sobiv, kõige soodsam, teisisõnu, elektritootmise moodus. Elering ei ole täna hinnanud seda, et kas tegelikult tuumajaam võiks olla sellises konkurentsis teiste elektrijaamadega võrreldes kuidagi soodsam või vähem soodsam. Seda infot meil täna ei ole. Lisaks varustuskindluse ülesandele on Eleringile pandud nüüd ka kohustus hakata hindama otsuste mõju lõpptarbija hinnale ja selleks me ehitamegi välja siin järgmise 1,5 aasta jooksul võimekuse hinnata mitte ainult otsuste mõju turuhinnale, vaid ka otsuste mõju reservituruhindadele, võrgutasudele ja kõikidele teistele komponentidele, mis siis kokku selle tarbija hinna moodustavad. Ja me ise arvame, et me suudame kuskil 27. aasta teisel poolel hakata juba analüüsima ka erinevate energiaportfellide variantide vahelisi võrdlusi. Ehk siis, et täna me ei oska öelda, mis oleks majanduslik mõju, kui oleks tuumajaam või mõni teine jaam, aga me saame täiesti kindlalt öelda seda, et seda ruumi megavattide osas on siin, nii nagu härra Tooming näitas, üle 1000 megavatti täiesti kindlalt. Ja see oli 35. aasta seisuga hinnang. Tegelikult me näeme seda, et mida edasi aeg, seda suuremat kogust vaja on. Aastal 2040 juba kindlasti veel rohkem, kuna üldine trend maailmas ikkagi on see, et energiakandjate osas pigem hakatakse teistelt energiakandjatelt rohkem minema elektrile üle. Ja elektri osakaal, mis meil täna Eesti kogu energiast on, ma ei tea, võib-olla veerand, võib-olla 30%, kindlasti kasvab, mis toob kaasa elektritarbimise kasvu pikamas perspektiivis, mis omakorda toob siis kaasa ka vajaduse väga palju uute elektrijaamade jaoks. Ehk siis, et pikas plaanis tuumajaamale selle regulatiivse võimekuse, ütleme selle baasi loomine tänases seisus tundub täiesti arusaadav otsus ja see, kas see tuumajaam tegelikult teiste energialiikide vastu võiks olla konkurentsis, seda ei oskagi täna vähemalt Elering kuidagi liiga hästi hinnata. Et minu poolt kõik. Tänud ja lähme edasi Eesti jõujaamade ja kaugkütteühing Tõnisele. Sorry. Elektritööstuse liit kõigepealt. Ma vaatasin sulle otsa ja mõtlesin muud. Tere ka minu poolt, et Tõnis Vare, Eesti Elektritööstuse Liit. Alustame siis meeldivast. Kiidame siis, et riik on otsustanud luua Eestis eeldused veel ühe uue elektritootmise viisi jaoks. See on kiiduväärt, mida võimalik kasutada rohkem tehnoloogiaid, miks on laiem seda ka nii-öelda kasulikum, eks ju, et saab kõik kasutada. Aga ärme unustame ära siis seda, et ikkagi selle
tehnoloogia neutraalsus on avatud konkurentsiga turu kõrval peamine eeldus taskukohase hinnaga elektri saamiseks. Ehk me jõuame sinnamaani, et kas on mõistlik avaliku raha peale maksta mingi asja jaoks, mis on tuntavalt kallim kui miski midagi muud, eks ju. Teiseks tuleb rõhutada asjaolu. Me oleme rääkinud nii oma Soome kolleegidega, Poola kolleegidega, kes tegelevad väga aktiivselt tuumaenergia, just uue tehnoloogia arendamisega, siis üks märkus on see, et te jagate laskmata karunahka. Seda tehnoloogiat reaalselt olemas ei ole. See on kõige suurem nõrkus, sest te loote seadusandluse eeldused, võtate eeldused, nii-öelda teoreetilised eeldused, mis ei ole päris. Et see on kõikide meie kolleegide nii-öelda. Toon lihtsalt näite. Poolakad ei ole otsustanud selle väike moodulreaktori ostmist. Nende leping on väga lihtne. Nemad saavad juurdepääsu arendatavale tehnoloogiale ja nad siis nii-öelda uurivad võimalusi sellele eeldusel siis luua kuskile asukohta mingi nii-öelda tuumajaama, eks ju, aga neil on väga ranged võimalused, et nad hakkavad sellest loobuda. Ehk mõte on siis see, et seda ju tehnoloogiat tegelikult maailmas olemas ei ole, see on teoreetiline. Ehk ootame ikka äkki selle karunaha saame kätte ja siis hakkame edasi rääkima. Ehk need eeldused, luua seadusandluse eeldused mingi teoreetilise arvutuse pealt, see on nagu see küsimus. Teiseks kindlasti see, et tuumaenergeetika on väga rangelt reguleeritud maailmas ja Eesti mõistes teha vähem rangemaid nii-öelda lahendusi seadusandluses. Ma arvan, see ei ole mõistlik. Kõige lihtsam, see on see sama asi, et toon lihtsa näite, et me hakkame koguma midagi. Tegelikult on siis, kui sa paned tuumajaama, elektrijaama käitid ära, sul peab olema juba selle sisse lülitamisest saati olemas finantsvõimekus, finantsgarantii, et kui midagi juhtub, siis sa likvideerid selle ära. See raha peab kohe olema. Nüüd edasi siis, tegelikult me ei hakkaks nii-öelda väga detaili minema, aga me teeksime tegelikult ühe ettepaneku. Eriti hea on seda teha siis, kui on tuumaenergeetika nii-öelda arutelu käigus või siis regulatsiooni loomise käigus. On see, et tegelikult peaks Kliimaministeerium koostama Riigikogu tarbeks peamiste elektritootmiste tehnoloogiate konkurentsivõime võrdluse Eesti ja meie piirkonna teiste riikide kohta, ehk kuidas erinevad investorile tekivad kulud ja kohustused riigiti. Ja peab olema kantud see analüüs fakti ja teaduspõhisusest. Meil on viimane nii-öelda näiteid on hästi palju, kus riik enne analüüsi tegemist seab ette eeldused. No siis me teame, mis see vastus on. Ehk tegelikult see võrdlus peab olema suhteliselt neutraalne. Ja vaat selle pealt, mida tegelikult ju ütles ka Kalle, et siis me hakkame aru saama, kui palju midagi maksab. Ehk meil seda ülevaadet tegelikult ei ole. Täielikku ülevaadet. Ehk päeva lõpuks me aru saama seda, et me võime igasugust regulatsiooni luua. Kui see keskkond, ärikeskkond ei ole motiveeriv võrreldes teiste riikidega, siis üks kapital siia tule. See on nii lihtne, sellest aru saada, et me võrdleme näist teiste riikidega, siis me näeme ise ka ju, et ka praegused elektritootmise võimekus läheb teistesse riikidesse. Väga lihtsal põhjusel. Neil on motiveerivam keskkond. Toon ühe lihtsa näite Eestis. Ma mõtlen tuumajaama nii-öelda vaates. Meil on alakasutustasu. Majanduskomisjon on sellest rääkinud, eks ju. Kujutage ette, et kui tuumajaam nüüd jääb hiljaks oma ehitusega, nagu ikka jääb, siis tuleb maksma mingeid summasid, kuna ta ei kasuta võrku täies mahus. Kui ma eksi, on seal üle 300 vist oli 3 aasta jooksul, üks kord või aastas korra või . Üldse mõtlen siis, et see risk on nii suur. Kui võrdlen teiste riikides, teistes riikides ei ole. Näide, et tegelikult seda võrdlust on vaja, regulatsioonide võrdlust aru saada, et millised riskid tegelikult investorile, kus need kulud tekivad. Nüüd veel sellest, et see analüüsist on siis see, et tuumaelektrijaama Eestisse ehitamiseks on vaja, et Eestis oleks konkurentsivõimeline nii tuumaenergeetikale kehtivate spetsiifiliste nõuete võrdluses kui ka elektrijaamade esitavate üldistes nõuete võrdluses. Mõte on siis see, et me peame ikkagi neid tehnoloogiaid lõpuks võrdlema. Päeva lõpuks peame aru saama, et kui palju see maksab ja palju see avaliku nii-öelda raha kasutamine läheb. Poolakad tahavad teha kõik PPA-de peale. Nad isegi hinnapõrandit ei taha panna. Mõte on siis see, et seal on tööstus väga suur. Nad vahetavad, switchivad nii-öelda sööjaamad, eks ju, tuuma vastu, neil on see olemas, et nemad eeldavad seda, et tööstus vajab. Aga nende mure on see hind.
päeva lõpuks, et kui ma vaatan nüüd viimast, eks ju, kui te vaadate eestikeelset internetti, siis on üks asi, kui vaadate rahvusvahelisest inglise keelest, siis seal need probleemid tulevad välja. Tegelikult, mis seal nii-öelda on, eks ju. Et see hind on, no viimane Ühendriikide energiadepartement ehk ministeerium tegi nii-öelda eeldusliku analüüsi, siis see hind on päris kõrge ja nemad räägivad sellest moodulreaktorist esimesest kindlasti summas juba 6 miljardit, eks ju. Noh, et see küsimus ongi see, et ma üldse ei ole selle vastu, et tuumaenergeetika tuleb. Kindlasti tuleb. Küsimus on päeva lõpuks see, et kas olla esimene reaktori omanik või, eks ju, 10. Et kus see standardiseerimine käib, kus see kasu tuleb kokku. Ja kokkuvõttes on loomulikult see, et Eesti vajab erinevaid tootmistehnoloogiaid. See on vaieldamatu fakt, mida rohkem meil regulatsioon seda lubab, on olemas, siis on hea. Soomlaste näitel toome seda, et soomlastel on ju see, et nemad tegelevad ka seirega, eks joonikalt, tehnoloogia seirega, tuumaenergeetikas. Nad kogu aeg jälgivad väga täpselt, et mis, kus tuleb. Et see teadmine on olemas ja nad arvutavad ka nii-öelda seda majanduslikku poolt. No viimane näide, ma arvan, et 2 nädalat tagasi Soome energeetikaministeerium tegi analüüsi, kus ta näitas ära, et tuumajaama nii-öelda soojustab maha müüa, kus ta ei tee, siis on ta majanduslikult veel rohkem ebaotstarbekam. Ehk näited on olemas, tegelikult neid materjale on küll ja küll ümberringi. Ja päeva lõpuks tuleb ikkagi see, et me peame alustama motiveeriva keskkonna loomisest. Ehk Eestis oleks elektri tootmine soodsam võrreldes konkurentriikidega kõrval, sest kapitalistlikus majandusseimis üks rumal omadus. Ta läheb sinna, kus on soodsamad tingimused. Ja ükskõik, mis regulatsiooni sa teed või mida sa võimled, siia nad ei tule, eks ju. Ja päeva lõpuks ikkagi peame aru ka saama, et kui on soodne ärikeskkond kapitalile, see kapital teeb kõik ise ülejäänud ära. Riigil polegi vaja sekkuda. Aitäh! Tänud, Tõnis viskasid hulka küsimusi õhku ja ma vaatan, et Kalle seal juba muheles, ilmselt tal on ka mõned vastused olemas. Tuletan kõigile meelde, et iseenesest on 5 minutit see arvamuse pikkus võiks olla. Aga Siim, ole hea, et räägi, mida siis jõujaamad ja kaugkütte asjast arvad. Ja tervist. Siim Umble ja jõujaamade ja kaugkütte ühing. Nii pikalt kindlasti ei tee, nagu Tõnis siin tegi, et 3 asjale tahaks tähelepanu lihtsalt juhtida. Et esimene kindlasti see, et suur tänu, et selline tõsine, avatud ja professionaalne arutelu üldse käib seadusloome raames. Et tegemist on muidugi kaaluka teemaga ka, aga sõltumata sellest selline avatud kaasamine on väga hästi korraldatud juba läbi aastate. Teine teema oleks see, et meie ühingus on palju kaugküttega tegelevaid ettevõtteid ja mis nüüd puudutab siis tuumajaamade ja kaugkütte ühisosa, siis vastab tõele, reaalsuses on ju näited olemas, et teistes liikmesriikides kasutatakse. Eelmisel aastal oli Euroopa ülese kaugkütte ühingute kokkutulek Tšehhis ja seal tutvustati täitsa toimivat lahendust Tšehhimaal, kus Brno linna siis kaugküttega minu teada sealt jaamast siis varustatakse. Aga teine murekoht siin on kindlasti see, et sellised investeeringud ja sellised projektid ja reaalsed näited võtavad aega. Ja me ei tohiks siis kaugkütte valdkonda minevaid investeeringuid nagu selleks ajaks peatada, et kindlasti meie inimesed vajavad kodude kütmiseks soodsamat toasooja ka nagu vahepeal, enne kui need reaalsed näited võiksid siis Eestisse tekkida. Ja kolmas nüanss on muidugi selline, et mastaabi lihtsalt pildile toomine, et kui me nagu räägime siin sellest tuumajaamast, teoreetilises vaates küll me ei tea hetkel veel, kui suur, kui võimas ta täpselt tuleb, aga võtsin siin kõrvale lihtsalt Rakvere linnas täna töötava elektrijaama andmed, et seal on üks väike selline koostootmisjaam juba 10 aastat töötanud, et selle soojuslik võimsus on pisut alla 6 megavati ja elektriline võimsus 1 megavati piires.
ja see elektrijaam ei saa suvel töötada, sest suvine koormus on meil liiga väike ja suvel ta seisab. Ja lähedal asuvad suuremad asulad on siis Kunda ja Rakvere, et nende selline soojuslik tarbimine aastaringne võiks olla kuskil 40 000 megavatt-tunni juures. Nii et sellest jaamast kindlasti tuleb oluliselt rohkem soojust, et kindlasti see, kas neid asulaid kaugküttega või selle soojusega varustatakse või ei varustata, ma arvan, majanduslik aspekt sellest väga palju isegi täna ei sõltu, et ta sõltub hoopis teistest argumentidest ja teistest garantiidest või rahastusvõimalustest. Nii et jah, see on minu poolt kõik ja aitäh. Nii, tänud. Ja Kalev, ole hea, räägi, miks sa muhelesid seal niimoodi? Ma üldiselt püüan olla optimistlik ja heas meeleolus. Aga siis minu ettekande nimi on pikk, vabandage, aga tuumaenergia ökonoomikast ja investeeringu otsustamisest arvestades Eesti varustuskindlusnõued, Euroopa Liidu kliimaneutraalsus 2050 ja vähimat tarbija pika perspektiivi kogukulu. Et ma asun kohe numbrite juurde, et millest koosneb see raha, mida tarbijad maksavad käesoleval aastal eeldatavalt elektrienergia eest. Et see koosneb päris mitmetest ridadest, et see ei koosne ainult sellest elektrienergiast, mida toodetakse siis erinevatest tootmisallikatest Eesti Vabariigi territooriumil, aga olulisel määral ka impordist, ja siis on veel erinevad toetused ja varustuskindlustasud, võrgutasud ja lisandub siis lõppu käibemaks ja aktsiis. Veel kuludest energeetikas, et mida tuleb kontekstis ka arvestada, et rääkides sellest turust. Et Eestis on praktiliselt viimase 20 aastaga taastuvenergiale toetusi tasutud Eleringi andmetel 827 miljonit eurot. Ma ei tea, kas siis tänaseks päevaks, aga ütleme, sest iga päev ju tuleb juurde. Et Auvere ehituseks eraldati omal ajal siis Eleringi varustuskindluse raportis 2013 on andmed 18 miljonit tonni tasuta CO2 kvooti, mis toonases hinnas oli 371 miljonit eurot, mida komisjon eraldas. Muidugi kui toona arvutati hinnaga 20 eurot tonn, kui tänast hinda kasutada, mis on 75, siis see number muidugi on märksa kõrgem, aga loomulikult see aitas kaasa sellele rahastusele ja loogika oli see, et Auvere aitas CO2 heidet vähendada, kuna seal kasutatakse ka puitkütet ja uttegaasi põletamist, nii et võrreldes tava tolmpõletuskateldega ta kindlasti oli keskkonnasõbralik. Aga nüüd võrgureservi hange, mis eelmisel aastal Elering läbi viis, saadakse uusi võimsusi, aga ka see maksab, et see ei tule tasuta. Poola võimsusmehhanism, Kalle Kilk rääkis nendest mehhanismidest, mis välja töötatakse, seal on 2 gaasijaama reaalselt ehituses selle võimsusmehhanismi alusel ja 30. aastaks saavad need valmis OCs, nagu Open Cycle Gas Turbine, et 15 aastat saavad võimsustoetus 65 miljonit eurot aastas, kütusekulu on 105 eurot arvestatud, CO2 kulu arvestades, et 70 eurot on CO2 hind või 60 eurot, aga tõenäoliselt see tulevikus saab olema mõnevõrra kõrgem, nii et kokku tootmiskulu 135. Et kui see on odav, siis on okei. Investeering kokku on 700 miljonit, aga arvestada tuleb ka elu ja hoolduskuludega, mida ehituskuludest ei saa eraldada. Võrdluseks Poolas on siis AP1000, ma ütleksin väga kallis tuumaelektrijaam, mis on 100% riigile kuuluva ettevõtte poolt arendamisel. CFD siis hinnavaheleping hinnaga 110 eurot megavatt-tund 40 aastaks Euroopa Liidu riigiabi antud. Ja eeldatava koormustegur tõesti 90-95%. Samal ajal eelmisel aastal lõppes ka järjekordne avamere tuuleparkide oksjon Poola Vabariigis, 1560 megavatti avamere tuuleparki hinnavaheleping 113 eurot megavatt-tund 25 aastaks, aga seal koormustegur teatavasti on ju 40-50% aastat, et see aastad on kaunis erinevad, aga ta ei ole ikkagi juhitav võimsus ja tõepoolest vastab tõele see, et tuul merel puhub samal ajal enamasti kui ka maismaal, et need sõltuvad ja nendest ilmastikest. Et see annab nagu võrdlusalust, et Poola, kus on siis erinevaid tootmisi rajatud, et me kahjuks Eestis ja Baltikumina oleme mõnevõrra väiksemad. Aga siis on 2 stsenaariumit võimalik tulevikuks Eestil mõelda tuumaenergiaga,
ja tuumaenergiata. Et kui me teeme ilma tuumaenergiata, siis vabandage, mul natukene võib-olla läheb pikaks, aga et siis meil on neid täna olemaseid võimsusi ja ka võrku, mis täna on ühendatud 4500 megavatti, on oluliselt rohkem vaja liita. Kui tuumaenergiaga teha, siis 600 megavatti annab lihtsalt tema kõrgele koormustegurile väga palju selle süsinikheitmete toodangut. Ja paraku me ei pea arvestama ainult 2037. aasta perspektiivi, vaid me tõesti peame arvestama ka 2050. aasta perspektiivi. Et käesoleva aasta 1. aprillist muutus siduvaks Euroopa Nõukogu ja parlamendi ühisotsus, mida eelmisel aastal läbi räägiti, et 2040. aasta heitmevähenduse eesmärk peab olema 90%. Ja 2050. aasta eesmärk, mis on siis ka õiguslikult siduv, on 100%. Et kui me mõtleme, tegime ka modelleerimist, et millised defitsiidid kujuneksid, et kas me siis impordime suurel määral või siis toodame maagaasiga seda elektrienergiat, mis siis puudu jääb. Loodetavasti saab importida, aga arvestades, kuidas Rootsis ja Soomes lähevad need uued tööstused ja andmesidekeskuste tarbimine, siis siin äsjane kliimaministeeriumi analüüs ka näitas, et võib-olla Soome hakkab importima sootuks, et neil tarbimine tõesti kasvab kiiresti. Et kui nad kõik ise ära tarbivad, siis just sel ajal, kui meie tahaksime importida, ei pruugi seda elektrit nii vabalt olla. Just eelmisel nädal oli päris mitu päeva, kus Baltikumist läks hoopis elekter Soome. Et jah, ma ei jõua kõiki jutustada. Siis Tõnis, mul on hea meel sind teavitada, et see ongi ikkagi päris. Et ma lähen ise järgmine nädal vaatama, et seda päris jaama, mida ehitatakse, et põhjaplaati paigaldatakse. Meie oleme valinud endale ehitajaks Samsung CT-ga, kellega lugupeetud kliimaminister ja Andrus Tureiko kohtuvad sel nädalal Lõuna-Koreas. Ja kes tegi enda pakkumise siis Vattenfalli osalusega tuumajaama rajamisse Rootsi kuningriigis. OPG oleks see, kes on see omanikettevõte, kes ka meile opereerimisvalmidust aitaks pakkuda. Vattenfalliga teeme koostööd kütuse hankimises ja Hitachi loomulikult on meil tehnoloogiatarnija ja primaarkomponentide hankija. Et tõepoolest ka hea on sind informeerida, Tõnis, et Poolas on siiski tehtud positiivne otsus 2023. aasta detsembris, et uue selle PVRX 300 ehitamiseks Poola siis regulaatori poolt, see on põhimõtteline otsus ja ametlik loamenetlus käib, asukoht on valitud, mille osanikuks on siis Orlen, kes ka meile need rafineerib kütuseid, vedelkütuseid seal Maženikai tehasest ja siis Syntos, kes on ka päris suur ettevõte. Et tõenäoliselt juuniks langeb Rootsi kuningriigis siis otsus väikereaktori tehnoloogia vahel, kas Rolls-Royce, mis ei ole veel ehituses, ja PVRX ja tundes juba 5 aastat minu Rootsi kolleegi, kes on väga konservatiivsed, siis ma loodan, et nad valivad selle, mis on ehituses. Ja tõesti, Kanadas on ka teil üks provints Saskatchewan, kus tõenäoliselt tuleks uraan, mitte Venemaalt, ikka meie jaoks, kes on valinud selle reaktori tehnoloogia rajamiseks, kuna neil on söejaamad sulgemisel ja siis ka Alberta on seda tehnoloogiat valimas ja äsja Jaapani peaminister ütles, et nad on valmis 100 miljardi eest valmis finantseerima just PVRX 300 ehitusi Ameerika Ühendriikides. Nüüd planeerimismenetlust ma ei hakka liiga pikalt rääkima, ja tõesti meie ajakava on see, et me oleksime globaalselt pigem 6-7 reaktor, kui ehitus algaks 31. aastal ja Euroopas pigem 2., 3., 4., sõltub kui kiiresti rootslased liiguvad, sest rootslaste eesmärk on, et neil oleks 5 reaktorit oleks valmis 2035. aastaks, mis tähendab, et nad peavad alustama 31. aastaks juba 3. ja 4. reaktori ehitusega ja poolakatel on ka tempo väga kiire, sest neil on suures mahus kivisöe elektrijaamu, mis kas ressurss ammendub või nende tehniline eluiga, täpselt nagu Narvas ammendub. Et sellest otsustamisest, et tõepoolest on etapiviisiline, on nii planeerimismenetlus on etapiviisiline kui ka ohutushindamine on etapiviisiline, et kas tohib kütust reaktorisse panna, kas tohib opereerima hakata, kas tohib kommertslikusse elektritootmisse jõuda, et see on ja samamoodi majanduslikkuse otsustamine. Et täna ei ole kindlasti see koht, kus oleks täiesti siduvat ehituslepingut lauale panna ja kõiki rahastuslepinguid, kuid mul on hea meel teavitada,
et me oleme 6 lõppinvestorile teinud ettepaneku kujundada oma seisukohti, kas ja mis tingimustel nad on valmis Eesti tuumajaama siis 2 reaktoriga PVRX-i lõppinvesteeringus osalema ja 6-st 4 on endas vastused andnud ja 1 koostab enda vastust veel. Ja seda majanduslikust, tõepoolest ta peab olema pikas perspektiivis Eesti tarbijatele tasuv ja kõige mõistlikum lahendus võrreldes alternatiiviga. Seda taotlust me saame esitada, kui tuumaenergiaseadus on üldse vastu võetud, kui asukoht on välja valitud, sest ainult asukoha vastu koostatud projekti ja ehituspakkumise alusel saab tegelikult siduvat pakkumist esitada. Seda ei saa enne. Ja me samamoodi seda eelhindamist, mis on teoses ette nähtud, ei saa läbida enne, kui meil on lõppinvestorid valmis tegelikult selles osalema, sest see on üks eelhindamise element. Peale positiivset eelhindamist ja peale riikliku eriplaneeringu taotluse menetlemist saame ka siis täpse rahastusmudeli, kui on välja töötatud ka siis toetustaotluse esitada nii, nagu Rootsi Kuningriigis Vattenfall tegi seda eelmise aasta detsembris. Siis loomulikult peab see läbima ka lähtuvalt Euroopa Liidu õigusele ja sellele, et ei oleks liigset konkurentsimoonutust ja et see toetusmehhanism oleks põhjendatud, peab ka läbima Euroopa Komisjoni hindamise. Ainult siis, kui see on läbinud, on lõplik investeerimisotsus võimalik. Nii et 4 miljardit eurot on vaja siis mobiliseerida, mis on eriline selles valdkonnas, on ekspordikrediit, et vabandust, ma ei lähe liiga pikaks, aga mille vastu siis tuleb hinnata? Tuleb hinnata, et millised on alternatiivide täishind, arvestades ka impordikulu, võrgukulusid ja tasakaalustamise talusid järgmise 40 aasta perspektiivis. Tuleb vaadata 60 aasta perspektiivi nõudluse kasvu, et kui tõepoolest meil fossiilkütuste kasutamine oluliselt väheneb. Peame arvestama avaliku arvamust erinevate tehnoloogiate osas, nii linnas kui maal. Kui me jätame maainimesed arvestamata siin linnas, siis me eksitame ennast. Peab arvestama õiguslikku keskkonda Euroopa Liidus. Peab arvestama selle erinevate tehnoloogiate arenguid. Me arvestame ka vesinikutehnoloogiat, võib-olla toimuvad läbimurded. Ja arvestama Eesti Energia kui ettevõtte strateegilist tulevikku samamoodi, kui põlevkivi kasutamine oluliselt väheneb, meenutame Andrus Tureiko intervjuud, kus ta informeeris, et 35. aastaks tasuta koodid lõpevad, kui see lõpeb, siis lõpeb põlevkivi õli tootmine. Õli tootmisega lõpeb ka elektri tootmine, väga suure tõenäosusega kahjuks, sest see on tehniliselt ja majanduslikult üks ühele seotud. Vabandust, et ma võitsin liiga palju teie aega, aga siis... jah, et meil Eestis tegelikult on tublisid ettevõtteid, kes nagu neid komponente toodavad ja puha. Aitäh. Ei saa. Sellepärast, et praegu ma annaks sõna Eesti Linnade ja Valdade Liidule, keda on samuti huvitav kuulata, et mida siis linnad ja vallad arvavad tuumajaamast. Tere, aitäh, Reigo Leht, Eesti Linnade ja Valdade Liit. Et ma teen siis kiiresti seest, et ma pikalt ei räägi. Et iga ruutmeeter Eesti Vabariigist kuulub mingi omavalitsuse koosseisu ja selles mõttes on omavalitsuste jaoks eelkõige oluline see, et sama asukoha valiku protsess ja samuti see kohaliku kaasu komponent. Et selles kohavaliku protsessis selle sektorigrupis ma osalesin ja see sai nagu suhteliselt viisakalt ja valutult läbi viidud Eestis, et oma kohavaliku tegi ka arendajafirma ja üldiselt üsna samadele järeldustele jõudsid mõlemad protsessid. Ja et siin tuumaenergia seaduses on ka ette nähtud see kohaliku kaasu komponent, see on igati tervitatav, nende numbrite üle võib muidugi veel arutada, aga selle üle arutame kooskõlastusprotsessis. Elektrituru mõttes ja energiamiksi mõttes kindlasti tuumaenergia oleks teretulnud Eesti turul, et ka selle mõttes teiste ekspertid arutada, tehnoloogia valikud jätaks ka teiste arutada, aga üks asi, mis ka nüüd selle Eesti kui tuumariigi arendamisse kuulub, on see, et Eesti omavalitsused võiksid olla osalised Euroopa tuumavaldade ühenduses GMF Europe ja selle võiks ka sinna kavasse võtta, et nagu integreerida see tegevus GMF Europe'i tegevusega, et nad jagavad omavahel kogemusi, mida omavalitsused peavad silmas pidama,
kuidas läbi rääkida energiafirmadega ja siin tuleb kindlasti ka üks märksõna, mis on oluline, on selline kriisivalmidus, et nagu ikka, energiarajatised on kõrgenenud ohuallikad, et selline kriisivalmiduse komponenti peaks ka silmas pidama ja selle rahastamist, et kahtlemata tuumaenergia on vajalik sildtehnoloogia selleks, et minna üle süsinikuvabale energiatootmisele, nii et selles mõttes Eesti kui kiiresti arenev tehnoloogiariik ei peaks sellest mööda vaatama ja selles mõttes me tervitame seda. Lühidalt kõik. Aitüma. Tõnis, sulle kommentaariks ma panin su siia nimekirja, et kui on küsimused ja kommentaarid, sa oled siin kogunisti umbes 10, kuna küsimusi ja kommentaare saab olema palju. Aga nüüd annaks veel sõna Konkurentsiametile, et olete valmis või mitte? Jaa, aitäh teile. Minu nimi on Marin Tilkson ja olen Konkurentsiametist. Et meil on ka siin paar aspekti, kui me lugesime tuumaenergia seadust. Kuna Konkurentsiamet on energiaregulaator elektrituru seaduses, siis meil on just kahe seaduse omavahelisest seosest paar aspekti välja tuua. Et näiteks me saame aru, et eelnõus on räägitud sellest, et TTJA on pädev asutus, kes annab erinevaid tegevuslubasid välja, aga elektrituru seaduses on samamoodi, et Konkurentsiamet annab ka siis elektritootmisüksusele tegevusloa välja. Lihtsalt meie mõte oli selles, et ei tekiks sellist olukorda, et turuosana peab siis mitme erineva asutuse poole minema ja taotlema siis erinevaid tegevuslubasid, võiks kaaluda, eks ole, et üks asutus on see pädev asutus, kes annab siis erinevaid tegevuslubasid välja, et tulevikus ei teki probleeme, et justkui on vaja kahelt asutuselt erinevaid tegevuslubasid. Teine aspekt on nüüd seotud tuumaenergia elektritootmisüksuse liitumistega. Et täna on Eleringi praktika selline, et osad liitumiskulud lähevad võrgutariifi, et lihtsalt meil tekkis nagu küsimus selles, et kas need liitumiskulude jaoks on vaja ka eriregulatsiooni kehtestada näiteks elektrituru seaduse mõttes, et tegemist on väga suure ka tootmisüksusega, et selle soovisime ka siinpool välja tuua. Ja kolmas aspekt, millest soovisime rääkida, on ka järelevalvetasud, et eelnõus on kirjas, et TTJA saab järelevalvetasusid seoses uute ülesannetega. Et samamoodi oleme ka meie elektrituruseaduses tururegulaator, aga täna me kahjuks järelevalvetasusid ei saa ei elektrimüüjatega ega elektritootjatega, kelle osas me järelevalvet teostame. Et see aspekt, mida soovisime ka välja tuua. Et see on meie poolt kõik. Ja aitäh. Ja Kristi, soovid sa TTJA poolt ka veel kommenteerida? Jaa, aitäh. Et Konkurentsiametile korraks peegelduseks et see tegevuslubade pool tuleks meil läbi käia koos Kliimaministeeriumiga, sellepärast et tõesti, et ettevõttel mitmesse ametisse minna, et ei ole üldse mõistlik. Et juba nii palju Anti ettekandele lisaks, et tõesti me oleme selle eelnõu Kliimaministeeriumi koostöös välja töötanud. Meil otseselt täna eelnõule täiendavaid ettepanekuid ei ole, tahaks lihtsalt võib-olla välja tuua selle aspekti, et miks TTJA on regulaatoriks määratud kõigi olemasolevate asutuste vahel, et esimene kriteerium eelkõige oli see, et esialgu kindlasti uut ametit mitte luua regulaatorina, täpselt see, et see ajakava tuumajaama rajamiseks, et hoiame kõigepealt, vaatame, hakkame, paneme tegevused käima ja siis vaatame edasi. Teine pool on just Rahvusvahelise Energiaagentuuri enda nõuded, et kliimapoliitika kujundamine, tuumapoliitika kujundamine oleks eraldatud siis regulaatorist, et tagada regulaatori sõltumatus. Ja TTJA täna ise on regulaator juba 3 valdkonnas, siis raudteeohutus, sidevaldkond ja ka siis meediavaldkond just siis nagu sõja ja viha õhutamise kontekstis. Et mis toetab ka seda, et see praktika on meil olemas, me oleme täna loodud asutus sellisena, et kohustuste lahususe tingimused ja kõik on tagatud. Kuid täiendavalt siis tõepoolest, mis me oleme seadusesse kohustuse lahususe tagamiseks lisanud, on siis see, et edaspidi siis ameti põhimäärust kinnitaks Vabariigi Valitsus, mitte enam ministri tasand ja ka peadirektori kinnitamine oleks siis Vabariigi Valitsuse poolt, mitte ministri poolt, et valik oleks jätkuvalt Riigikantselei siis tippjuhtide komisjon.
Ja lõpetuseks veel, et siis tõesti põhiülesannetena, mida me näeme ka uue seaduseelnõu kontekstis eelkõige on siis astmeline tuumajaama loastamine ja eelkõige fookusega siis pidev ohutuse ja julgeoleku tagamine, seda siis nii loastamisetapis kui ka käitamisetapis. Aitäh! Nii, suur tänu, aga nüüd me oleme kõik külalised ära kuulanud ja järsku seda arutelu soovib kommenteerida veel Kliimaministeerium, et Anti, ole hea, on sul midagi soovi nagu kommenteerida seda arutelu? Jaa, kui tohib see põgusalt võib-olla, tõesti Tõnise küsimustele esitatud, et esiteks see tehnoloogia küpsuse küsimus, et meil on seaduses kirjas, et Eesti kindlasti esimest nii-öelda omataolist reaktorit ei võtta kasutusele, see peab olema kuskil teises riigis kasutusele võetud ja juba loastatud ka, ehk siis sellega me tõesti tagame selle, et me ei ole nii-öelda see katsepolügoon ja see võiks vähendada ka riski, et oleksid siis, et ta läheb liiga kalliks või tehnoloogia ei ole piisavalt küpse. Et nähes ka, et kuidas siin Euroopa teised riigid planeerivad, Poola on siin näitena toodud, Tšehhi me teame, Rumeenia samuti, et siis me päris esimestena nii-öelda ehitamise mõttes ei ole. Ja me oleme teadlikult selle valiku teinud, et kui me nüüd liigume pakutud ajakava raames, et siis meil on tõesti võimalik teiste riikide ka seda regulaatori kogemust kasutada, et ETOITA saab seda teha ja meil on ka paljude riikidega need kahepoolsed lepingud sõlmitud, ehk siis regulaatorid saavad meid toetada, et kui me ise jõuame päris selle ehitusloa faasi. Et võib-olla see on oluline välja tuua vastutuse mõttes, see vastutuskindlustus arendaja poolt peab olema olemas kohe, et seda hinnatakse ka siis loamenetluse raames, et see samuti siis aitab tagada seda riski, et kui võimekust ei ole nagu edasi minna või midagi peaks juhtuma, et siis on meil olemas tagatis selle jaoks. Ja laiemalt siis ka, et võib-olla ka Siimu valdkonnal nagu täiendust lisada, et me selle seadusega ei loo siis nagu seda eeldust, et me nüüd saame ühte projekti ainult ellu viia, et see seadus on ikkagi raamistik, mis annab sellise laiema nagu mandaadi volituse planeerida erinevat siis tuumaenergiat, et muu hulgas siis ka kaugkütte jaoks, mida me teame, et siin Soome väga aktiivselt juba arendab ja ka seal Helsingi planeerib ju endale võtta kasutusele siis pilootseadet juba aastaks 2030, et Steady Energy on siis seal selline ettevõte, kes seda tuumaenergia baasil siis kaugkütte lahendusi nagu arendab, et need on võib-olla need aspektid, mida siin tooksin välja. Aitäh! Nii, tänud ja lähme nüüd küsimuste ja kommentaaride juurde ja mul on siin praktiliselt kogu majanduskomisjoni liikmete nimekiri. Et Rene, kuidagi sina jäid välja, et kas ma panen sinu ka kirja siia? Muidugi, väga hea. Tal on kõik selge. Okei, aga hakkame siis otsast minema ja Jaak, ole hea. Nii, kas on sees, jah? Okei. Kõigepealt tänan kõiki nende arvamuste eest ja kindlasti majanduskomisjon alati tahabki ära kuulata kõik osapooled, meil on siis veel keskkonnakomisjoniga ees ka neljapäeval üks kuulamine, kus siis ka keskkonnaorganisatsioonid oma arvamust saavad avaldada. Et eks see on tõsine teema ja vajabki väga selget arutelu, et ministeeriumile on pigem selline küsimus, võib-olla ka meil endile, et kui me Riigikogus selle avalduse vastuvõtmine, siis arusaam oli ja selle sisu, et me käivitame need ettevalmistused, jah, tõesti, et tuleb välja töötada vastav eelnõu, aga minu jaoks kõige suurem küsimus on, millal ja kes teeb otsuse, et see tuumajaam rajatakse. Praegu see nagu kogu selle baasi ja raami põhjal peale eriplaneeringu kehtestamist tegelikult, kus siis juba tuleb detailsem osa eriplaneeringus, otsustab selle kehtestamisega valitsus ja lubade väljastamisega. Et see on nagu see üldine probleem, mis ka täna siin võib-olla välja tuli, et kõiki riske ja asju kaaludes minu arvates peaks siin olema seadusandja roll kuskil. Me teame, et paljudes riikides tehakse referendume sellel teemal, et kas üldse tuumariigiks hakata, ka selle rahuaja tuumariigiks, kes siis tuumajaamasid rajab. Aga minu küsimus on pigem seal, et kas Kliimaministeerium neid, ma saan aru, et RES-i-perioodi nagu vahendid on hinnatud, pärast on hinnatud, et käitamises oli siin number 8,3 miljonit on avaliku sektori kulutused.
noh, ütleme, et siis enne käitamist, kui me võtame, et 2035 käitatakse, ma saan kuskil 5-60 miljonit ja siis iga kuu veel 8,3 miljonit. Kas sealt on see 20% maha arvatud, mida siis nagu praeguse plaani järgi see tuumajaama arendaja või omanik tootes elektrit maksaks või ei ole maha arvestatud? Jah, Indrek Annepaja, sealt nendest arvutustest seda ei ole veel maha arvestatud. Okei, aitäh. Ja järgmiseks Lauri Ole. Jaa, aitäh. Ega mul on ka sarnane küsimus, mis ka Jaagulgi, et tegelikult neid küsimusi on rohkem, aga ma saan aru, palju aega ei ole. Noh, me nägime, et seal on eeldatavad kulud, et kogu selle süsteemi ülalpidamiseks, ehk siis nii-öelda riigipoolsed kulud ja kuni siis selle momendini, kui läheb hästi, siis hakatakse ehitama tuumajaama, kui sellised otsused sünnivad. Aga mis siis juhtub, et kui seda otsust ei tule, ehk siis turg ei ole valmis, erasektor ei ole valmis ja need nii-öelda süsteem on välja ehitatud, seadus on kehtib ja kogu seda aparaati tuleb ju ülal pidada. Ja ütleme, et ei sünni seda siis peale kõiki need otsused 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, 15 aasta pärast, aga aparaati saavad ikka ülal pidama. Kas keegi on nagu selle asja peale, selle riskide peale ka mõelnud? Aitäh. Jaa, aitäh küsimuse eest, Anti Tooming. Et oleme mõelnud ja oleme püüdnud selle üles ehitada siis regulaatori nii-öelda arendamise ja täiendamise täpselt selle tuumaprogrammi etappide edasi liikumisega. Ehk siis kui 2027 meil on vaja siis täiendavaid inimesi palgata, et siis 2028 me juurde ei võta kedagi, kui meil näiteks ei ole jõudnud see planeeringu etapp siis esimese etapi kinnitamisena ja nii edasi. Et kui meil ei ole eelhinnangu taotlus sees arendaja poole pealt, meil ei ole vaja täiendavaid inimesi palgata juurde. Et see mõte ongi liikuda ka TTÜ arendamisega vastavalt sellele, kuidas see tuumaprogramm päriselt nagu edasi liigub. Aga jällegi, päris nulliga ei saa alustada seda, et see on nagu rahvusvaheline kogemus, et see võtab ikkagi teatud aja, et nende inimeste pädevust nagu täiendavalt arendada, koolitada, teha koostööd siin teiste riikidega, kellega meil on koostöölepped, et seetõttu meil ikkagi teatud hulka inimesi on vaja. Suur pluss on meil see, et siis Keskkonnaameti kiirgusvaldkonna ekspertiis liigub TTÜ-sse. Et see 15 inimest, kes siis seal täna on, et neil on lisaks kiirgusele, on ka täiendav siis tuuma valdkonnaalane nagu pädevus, et me oleme aastate jooksul neid täiendavalt siis juba koolitanud, et siis sellise algfaasi puhul me saame seda kasutada. Pluss TTÜ-l on võimalus ka siis nagu väljaspoolt täiendavalt tellida sellist tehnilist ekspertiisi, mida ka rahvusvahelise praktika kohaselt hästi palju tehakse, et sa ei pea päris kõike eksperte endale palkama, vaid sul on võimalik siis ka nagu väljaspoolt seda sisse tellida. Et see on see nii-öelda etapiline lähenemine. Aitäh. Tänud ja Mart, sinu küsimus. Jaa, aitäh. No meil käib niisugune nagu varjude teater. Et ühest küljest kõik ju teavad, et üks eraettevõte tegeleb selle asjaga, mina ei heida ette, et eraettevõte tegeleb selle teemaga, millega võiks riik tegeleda. Kuid me loome seadusi, aga meile otsuseid vastu võtnud, sellest on rääkinud siin mitmed kolleegid. Täiesti valest otsast alustame. Kõigepealt me peaksime tegema see, et meil on olemas tasusarvutused ja ütleme võimekus aru saada, et kui palju mingi energialiik maksab, on ju olemas. Me ei pea ju jalgratast leiutama, võtame siis teiste riikide eeskujud. See, kui palju meil on vaja juhitavat energiat riigil kuidagi lähi aastakümnetel saada, on ka kõik teada. Me ei suuda nagu otsuseid ära teha. Ühest küljest meil on põlevkivi olemas, me võiksime seda kasutada, me ei saa seda, sest et meil on seatud mingisugused üllad eesmärgid maailma päästa, eks ole. Me ei saa sinna ka midagi parata. Siis teeme ükskord niisugused otsused ära, et me teeme näppude peal arvutused ära. Meil on baasvõimsust vaja, kui me otsustame, et see on tuumaenergia, siis teeme selle otsuse kõigepealt ära ja siis me liigume juppaaval sinna poole. Teine asi on see, et kes siis omanik peaks olema. Kui me räägime sellest tuumaenergia hinnast, siis see sõltub kõige rohkem tegelikult investeeringu just nendest kuludest. Ehituse hind loomulikult väga oluline, pluss veel ka need intressid. Kõige paremad intressi saab ikkagi riik. Ükski eraettevõte seda nii ei saa. Teine asi on see, et garantiid samamoodi. Kui siin Tõnis Vare rääkis garantiidest, et kohe peaks olema valmis, et kui midagi juhtub, siis tõepoolest, kui me nüüd siis eraettevõte loob selle tuumajaama,
siis ta kogub seda, ma ei tea, 60 aastat seda varu sinna, aga kui juhtub järgmisel aastal, siis seda raha ei ole, ma saan sellest aru, jälle, omanik oleks kõige parem riik, oleme ausad. Aga eelkõige me peame tegema need otsused, mida me täna teeme siin kogu aeg. Meil on meeletul hunnikul tuleb selliseid asju. Me teeme kõike. Meretuulepargid, otsused, millegipärast neid praegu ei tule, eks ole. Nüüd 100 tuulikut juurde. Meil on juba olemas juhitamatut energiat piisavas koguses. Me kõik saame sellest aru, et iga juurde tuleb selline nii-öelda taastuv energia või ütleme juhitamatu energia loob meile tegelikult probleeme juurde. Ikka. Me jookseme peaga vastu puud. Me toodame neid juurde. Teeme ükskord õiged otsused ära. Ei ole ju väga raske teha, et istutakse kokku ja lepitakse kokku, teeme selle tuumajaama siis. Kolleegid ütlesid samamoodi. Hääletame selle ära, saame tuumariigiks ja nüüd hakkame looma koostöös siis eraettevõtjatega, see ka ei ole probleem. See PPP projekt, ükskõik milline. Aga me teeme vales otsast. Nii et minu küsimus on see, et kes meil ma ei tea, milline ministeerium siis neid otsuseid meil siin teeb, ette valmistab, ilmselgelt tulevad kusagilt juhiselt võib-olla mõnelt niiditõmbajalt, aga kas teil on ka mingisugune realistlik plaan, Eesti üldse energiaplaan selline, et millised on meie siis juhitavad energiat, milline on baaskoormused, mida me tahame lähiaastatel saada ja kui palju meil on vaja siis, võib meil olla seda nii-öelda siis seda juhitamatut energiat. Kas selline on olemas niisugune realistlik plaan, et annate majanduskomisjonile ja nüüd selle järgi me käitume. Aitäh. Nii, ja Karin-Maria Lehtmets tahab rääkida, kes niite tõmbab ja kuhu. Aitäh. Karin Lehtmets, Kliimaministeerium. Jah, meil on olemas energiamajanduse arengukava aastani 2035. Mille alusel me näeme, et me loome võimaluse tuumaenergiale tulekuks, aga riik ei tee seda otsust, investeerimise otsust, et see on hästi oluline. Ja ütleme, juhitavate tootmisvõimsuste vajaduse vaatest, nagu Kalle pikalt juba selgitas, meil juhitavate tootmisvõimsuste vajadus kasvab ajas päris hüppeliselt. Praegu me oleme vaadanud neid vajadusi nii Eleringi kui ministeeriumi poolt 35 aastani, natuke detailsemalt. Tuumajaam mahub sinna, aga selles mõttes, et ta ei ole eluliselt vajalik selles ajaraamis. Me näeme, et juhitavat tootmisvõimsust saab tagada ka teiste tehnoloogiatega selles ajaraamis. See on hästi oluline, et kui me räägime just sellisest lähema 10 aasta vaatest, et nii salvestus, gaasitootmisvõimsused, et need on samuti tehnoloogiad, mida me saame siin kasutada. Kui me vaatame pikemas vaates, siis tarbimine kasvab edasi päris tugevalt, juhitavate tootmisvõimsuste vajadus kasvab edasi ja 2050 on Euroopa Liidu kliimaneutraalsuse nõue. Et pikemas plaanis kindlasti tuumajaama vajadus muutub olulisemaks, aga sellises lühemas 10 aasta vaates varustuskindluse me suudame tagada ka ilma, aga see ei tähenda, et tuumajaam ei võiks tulla sealt edasi. Et Eesti, ütleme ka Baltikumi energiasüsteemi ta tegelikult sobib. Seda enam, kui meil tulevad uued ühendused, et me ei vaata, me oleme siis tegelikult väga hästi ühendatud naaberriikidega, et me ei vaata ainult Eesti elektrisüsteemi. Et jah, aga minu meelest on hästi oluline see, et riik ei tee neid otsuseid, millisesse tehnoloogiasse investeerida. Riik peab looma võimaluse tehnoloogiatele tulla, seda me siin ka teeme, aga need investeerimisotsused peaksid tulema investorite poolelt ja sellisel juhul tegelikult turg oskabki, turult tulevad investeerimisotsused toovadki meile tegelikult kõige odavama lahenduse lõpuks. Et see on hästi oluline. Aitäh. Nii, Mart, ja lisaküsimus oli sul ka, jah? Ja aitäh, ma siiski ütlen, et te räägite sellest ajaraamist ja ENMAK, mis on aastani 2035, see on 9 aastat. Me teeme otsuseid ju tegelikult tuumajaam on, ma ei tea, 60-80 aastat, eks ole, isegi kõige
labasemad, ütleme, asjad nagu siin gaasijaamad, mille tegelikult tootmisaeg, ütleme, see võimekus, et ta, ütleme, parim enne läbi saab, on 25-30 aastat. Me teeme tegelikult täna otsuseid gaasijaamade turule toomiseks aastani 2040. See on jälle järjekordne rumalus, sellepärast, et me peame kõik amortisatsiooni nüüd maha kandma palju vähema aja peale, kui on tegelikult gaasijaama reaalne eluaeg. Ja kõik sellest mingisugusest pühast kraalist või pühast sellisest unistusest, et aastaks 2040 tuleb meil siis mingisugune nirvana või selline kliimaneutraalsus. Kas meil on mingi realistlik plaan, et võtame nagu 50-100 aastat? No, me ei tee ju ühtegi energeetika otsust nagu 9 aastaks, ka investeeringute koha pealt. Kas meil on olemas plaan 50-100 aastat ja tuumajaam on 80 aastat ta kestab, kas meil on 80 aastaks plaan? Nii, ja Karin-Maria tahab seda kommenteerida. Tahan lihtsalt täpsustada, et riik ei teegi otsuseid gaasijaamade tulekuks. Ka see tuleb investorite poolt turult. Et meie loome lihtsalt võimaluse, meie loome võimaluse tehnoloogiatele ja kui meil on vaja juhitavat tootmisvõimsust, siis me hangime seda tehnoloogia neutraalselt. Ja selle jaoks Elering hetkel teeb analüüsi võimsusmehhanismide disaini jaoks, millega annaks tuua juhitavat tootmisvõimsust 35. aastaks juurde. Sest paratamatu on see, et põlevkivijaamadega me sealt edasi enam ei saa, et meil on vaja uut juhitavat tootmisvõimsust. Ja me ei ütle siin juures, mis see tehnoloogia tingimata on. Kui tuumajaam jõuab sinna mehhanismi, siis ka tuumajaam saab sinna pakkuda. Kui ei jõua, siis tõenäoliselt me lähme teiste tehnoloogiatega sealt. Aga meil kasvab juhitavat tootmisüksuste vajadus ka sealt edasi, sest tarbimine kasvab sealt edasi. Et jah. Aga meil tõesti, meil ei ole ENMAC-i 80 või 100 aasta vaates ja ei ole mitte ühelgi teisel riigil ka mitte Euroopas. Jah, aga ma arvan, et see küsimus on ausalt öeldes rohkem Kalevile, et kui me räägime sellest otsusest, kas tuumajaam tuleb või ei tule, siis see sõltub ju pigem nagu sellest, et kas kuskil on mingid tegelased, kellel on 4 miljardit eurot, et see valmis ehitada. Et Kalev, kas on kuskil sellised inimesed olemas? Noh, ütleme 4 miljardit algatuseks ja vaatab pärast peab veel paari juurde toppima, aga ühesõnaga, ma arvan, see on ju päriselt see otsus, kas see tuumajaam tuleb, ega meie siin Riigikogus ei saa öelda, et tulgu tuumajaam ja siis laseme nipsu ja see tuumajaam on seal püsti, eks ole. Et ma värskendan mälu, et mida riik otsustab, et kui ma ei eksi, siis oli see eelmise aasta jaanuaris, kui Eesti Vabariigi valitsus otsustas 100 miljoni võrra suurendada aktsiakapitali ühel ettevõtte nimega Eesti Energia, mis kuulub 100% Eesti Vabariigile. Ja see ettevõte oli see, kes siis osales ka võimsusreservide hankel ja see kapitalikulu saab selle investeeringu aktsiakapitali suurenduse abil teostatud. Ja loomulikult see võimsusmehhanism, mida tarbijad hakkavad maksma, on ka see väike süst sellesse investorite otsusesse. Et investorid otsustavad, on väga ilus fraas, aga kahjuks sellel on ka sisu. Meiega vaatas ka. Meil on täna 3 Eesti ettevõtjad, kes sel aastal on otsustanud tõesti Fermi-Energiasse investeerida raha 100 000 eurodes. Sest nad usuvad seda, mida Eesti riik on teinud, seda tööd. Ja neid otsuseid, mida teie olete teinud, neid otsuseid, mida on tehtud valla tasemel ja neid otsuseid, mida on teinud erinevad ministeeriumid. Ja ka seda, mida põhimõtteliselt on Euroopa Liidu poliitika ja mis on meie kliima ja arvestades, kes on meie vääritelik naaber. Et selles kontekstis, et seda võimalust tuleb tõsiselt panustada. Meil on kokku 38 Eesti ettevõtjat ja ka selle seas siis 3 välisettevõtjad, kes on tegelikult kuskil suurusjärk 8,7 miljonit eurot Fermi-Energiasse alates 2019, kui ütleme ainult 7 hullu tüüpi, meie siis kaasasutajad püüdsime seda tuumaenergia võimalust arendama hakata. Ja siis 1100 on siis kaudselt selle Funderbeami platvormi kaudu. Ja see küsimus on, kas investeeritakse, see nii on jah.
aga nüüd loomulikult see sõltubki otsustest. Et investorid ja riik on natukene, ma olen ka isa, et on nagu isa ja ema, nad natukene peavad koostööd tegema. Et muidu lapsi ei saa. Et sama on nende investeeringutega. Et see on koos tegemise rõõm, et vahest see õnnestub, vahest mitte. Ja siis tuleb neid kasvatada ka, eks ole, kui otsused on mõned tulnud. Et kas on nagu 4 miljardit täna laual? Ei ole. Aga täna me liigume ühe sammu kaupa iga aasta, iga kuu teatud otsustega selles suunas. Et tõepoolest, kui meil Euroopa Liidu need eesmärgid ei kao ära, kui me jõuame, ja nüüd härra Aabile vastates, kui võib, et see üks väga oluline otsustuse moment on tõesti see 2029, kui meie peame riigi käest siis selle seaduse alusel taotlema eelhinnangut. Aga nagu ma kordan, et meie siis lõppinvestorid peavad selleks ajaks olema, need on ka nagu paketi osa, mida siis ministeerium hindab, et seal ei oleks siis kaudselt sees Araabia Ühendemiraadi ettevõtted, kelle omanik ettevõte on ROAS, whatever, mingi Vene ettevõte. Ja et meie tehnoloogia valik tõepoolest on ohutu ja et kõik nagu partnerid ja tarnijad, et mis me plaane esitame ja jäätmekäitlusplaanid, et mis seal seaduses on kõik nõutud, et need oleksid täidetud. Pluss ja siis peale seda omakorda tuleb tõesti see riigiabi loa taotlus, mida tõepoolest tuleb ka hinnata selle kogumi suhtes, mida ma kirjeldasin. Et see on see tervikpilt, et kahjuks ei saa täna ei tulla ei Andrus Tureiko ega Kristen Michal ega ükski teine inimene siin vabariigis rusikaga lauale, et ütelda, et vaat, mina teen tuumajaama. Et see paraku, jah, see lapse tegemine võtab samm-sammult aega. Aitäh! Tänud, ma arvan, et majanduskomisjonis me kindlasti suudame veel enne suve läbi arutada, kas me oleme isa või ema, aga lähme küsimustega edasi ja Urve, ole hea. Täna kõlas siin üks väide, et seda tehnoloogiat ei ole veel olemas ja teine väide, et seda tehnoloogiat juba luuakse. Kas te, härrad, võiksite natukene laiemalt seda 2-3 lausega seletada, ette? Kui me nüüd faktiliselt läheneme, siis ega mingi põhjaplaat ei ole opereeritav tuumajaam. Minu sõnum on see, et maailmas ei ole ühtegi sellise tehnoloogiaga opereeritavat tuumajaama. See on alles arendamisel. See on minu sõnum. Aitäh! Kahjuks Tõnis ei ole käinud GVV-reaktorite vaatamas, et see, mida me püüame realiseerida, on GVV-reaktor ja ka loomulikult tsirkulatsiooniga GVV-reaktoreid on olnud 2. Need oli 60 megavatised, mitte 300-sed. Et üks oli Dodevardis Hollandis, kuni 97. aastani opereeris ja teine oli Humboldtis Ameerika Ühendriikides. Aitäh! Ja Maarjo, ole hea! Ja ma arvan, mul ongi rohkem remarke osaliselt selle sama teema peale jätkats, et ma usuks juttu sellest, et seda tüüpi tehnoloogiat ei ole olemas, kui me räägiksime sulasoola või sulametalli või gaasijahutusega baseeruvatest tuumareaktoritest. Need on tõesti arenduses 4. põlvkonna omad. See, millest on siin juttu, seni on olnud alati kõik veebaasil. Neid on tehtud 40–60 aastat. Küsimus on detailides, see on umbes sama, kas sul on väike auto, suur auto, kõik need on näiteks sisepõlemismootoriga ja kui sa hakkad rääkima elektriautos, siis see on nagu uus tehnoloogia. Et siin me räägime ikkagi ühest samast tehnoloogiast, see on tuumakütusega vee soojaks ajamine ja sellest tekkiva auru kasutamine elektri genereerimiseks. Edasine on küsimus detailides. Ja seda väita, et seda tehnoloogiat ei eksisteeri, on selles mõttes eksitamine. Et see tehnoloogia eksisteerib, see on olemas, küsimus on selles, et on erinevad tüüpi mudelid, mida moodi seda teha saad, erinevad kaitsemehhanismid, jahutusmehhanismid, skaalad, aga see on detailid. Tehnoloogia, kui selline on olemas, meil ei ole siin printsipiaalselt küsimusi, kas tehnoloogiat saab teha. Kas saab teha gaasijahutusega, kas saab teha metallijahutusega, hoopis teistsugused küsimused. Et need on, selles mõttes, jätame need 2 asja tõesti eraldi. See ka, nagu siin ära markeeriti, et Eesti ei hakka ehitama kunagi esimest reaktorit, see on meil isegi seadusesse sisse kirjutatud. Ehk siis seda olukorda ei saa ka välja tuua, et meil oleks mingi risk esimese rajamisega, sest seda põhimõtteliselt ei saa teha. Selleks hetkeks, kui Eestis saab väljastada ehitusloa, peab eksisteerima töötav jaam kuskil. See tähendab, et me selle riski oleme seaduse tasandil juba maandanud. Nii et seda olukorda meil ei saa tekkida.
millegipärast ma näen ka kogu aeg seda, et taristuprojektid on kõik kuidagi kuluprojektid, aga unustatakse ära, et igasugune taristuprojekt, seal on selge komponent, mis läheb otse tagasi majandusse. Ehk siis, kui me isegi räägime siin sellest, kui palju on kulud järelevalve või muu nagu selle peale, siis suurusjärgus 25–30% ehituskuludest tuleb kas otse siit meie majandusest või läheb tagasi siia majandusse otse. Ja kui me räägime siin 4–5 miljardisest investeeringust, siis me räägime 1–1,3 miljardist. Ehk see, kui me räägime siin isegi 50 miljonist selle järelevalvele selle eelnevas osas, juba ehituse varases faasis tuleb see suures koguses tagasi. See on printsipiaalne, see ei ole ainult tuumajaamaga seotud, see on kuidagi, kipume vaatama millegipärast neid asju alati kui ilged kulud, unustades ära, et kõigil sellel käib kaasas ka päris korralik kogus tulu. Mis rääkides otsusest, Riigikogu tegi otsuse 2024. See oli väga selge otsus. Riik liigub edasi tuumaenergia ettevalmistamisega. Tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistamisega. Mitte mõtete ettevalmistamisega, vaid tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistamisega. Selle esimene samm on regulatiivse raamistiku loomine. Ehk siin tegelikult Riigikogu otsust järgitakse väga selgelt. Mis puudutab siin Mardi küsimus põlevkivi koha pealt ja muudes, sest tegelikult tuumasenaarium on see, mis seda kõige kauem elus hoiab. Kõik ülejäänud stsenaariumid tõenäoliselt viivad selle palju rutem välja, ehk siis meie enda tehnoloogia edasi kasutamine ja hoidmine, kuni see asendub tuumaga, mis ongi pikaajaline strateegia, ongi tuumastsenaariumis kõige selgem. Ja kui me räägime sellest ka, et riik, kas peaks olema see põhisee, meil on vaja tegelikult ka kompetentset juhtiv investorit, kedagi, kes selle jaama saab kontrollitult valmis ehitada ja tööle panna. Seda riik ei saa ise olla see juhtinvestor täna, meil ei ole seda varasemat kogemust. Aga riik loomulikult, ja meil on olemas see kogemus juba. Et selles mõttes, aga see ei tähenda, et riik ei võiks mingil moel seal omada mingit osalust, aga see ei ole tänane arutelu. See on arutelu aastaks kuskil 2030. Et kas ja mis moel peaks riik võtma osalust, kas ta peaks andma mingit soodsat laenu, nagu sa pakkusid. Need on kõik asjad, mida me saame arutada, aga me oleme natukene siin vanker hobused olukorras, kui me tahame neid kõiki asju täna ära otsustada, et see ei ole tänane otsustuskoht. Et see oligi võib-olla mu selline põhiline remark, et need erinevad aruteluteemad nagu kokku võtta, et meil ei jääks kõlama selliseid eri suundades jooksmisi. Et see tehnoloogia on täiesti olemas ja olles ka ise käinud eelmisel aastal seal Kanadas koha peal, Marek käis ka, et ka küsimus ei ole ainult selles õues olevas või betoonvundamendis. Tegelikult on tehastes valmis juba ka reaktori surveanumad. Ja need tegelikult näitavad, et disain on suhteliselt lõplik, sellepärast, et reaktori surveanumusse sa pärast ei lähe ketassaega uut auku tegema. Et see ikkagi tähendab, et disain on paigas, lukus ja töö käibki paralleelselt. Sest tegelikult see jaam peaks olema valmis juba 2–3 aasta pärast seal. Mis tähendab, et see on enne seda, kui meie hakkame igasuguseid loaprotsessi üldse hindama. Aitäh! Nii, õnne ole ja. Ja, aitäh kõigepealt suur aitäh selle arutelu ja nende mõtete eest, et see on üks väga oluline otsus. Ja kuigi ma pean tuumajaama rajamist oluliseks, siis sama oluline on minu jaoks turvalisus. Ja ma arvan, et tegelikult just see turvalisuse pool on see, mis kõigile Eesti inimestele on üks, mis muret teeb. Me rääkisime siin, et TTJA-s saab siis tuumaregulaator ehk siis tuumaenergia järelevalveasutus. Küsimus ongi siin korra juba oli jutuks, et see inimressursi vajalikkus ja kuidas läbi Keskkonnaameti need esimesed sammud tehakse. Aga kui palju üldse neid inimesi on vaja, sest need otsused, mis nad teevad ju on väga vastutusrikkad otsused, et kuidas nende koolitamine käib ja mis see nii-öelda siis see finish peaks olema, et kes need inimesed on ja kes need siis koolitab ja teine pool küsimusest on Tõnis Vare poolt välja toodud, et see sama kahjude likvideerimine, et mina sain nendest esitlustest aru, parandage mind, kui ma eksisin, et see nõue, et need vahendid on arendajal olemas, on seal sees. Aga kuidas on teistel tuumariikidel, et kas kõigil teistel on kohe need algusest peale need vajalikud vahendid olnud või nad on aja jooksul kogunud, et natuke seda võrdlust ka aitäh. Aitäh ja Kristi Talving, et ma alustan esimese küsimusega ja Kliimaministeerium saab teisega jätkata. Et inimressursi poole pealt tõepoolest, et väike baas, mis sealt Keskkonnaametist meil kiirgusvaldkonnaga seoses üle tuleb, neil on tõesti täna juba ka tuumakogemus natuke olemas. Kuigi jah, et tõepoolest see koolitus on äärmiselt oluline kõikide töötajate jaoks, sest meil puudub turult valmis tööjõu võtmise võimalus.
et üks on see palgatasemete teema, mis selle kindlasti dikteerib, teine pool on kindlasti ka avaliku sektori töökohanõuded, et meil ei ole ka võimalus palgata Eestis sektorisse välisriigi kodanikke ja eesti keele nõuded sealhulgas. Ja me oleme seda lahendamas selliselt, et nii Rahvusvaheline Tuumaagentuur ise on väga tugev koolituste korraldaja, kui ka meie lähinaabrid, regulaatorid on valmis meile koolituste kavasid ja korraldama ja ka tegelikult koolitusi läbi viima. Et meil on hästi tugev koostöö täna Soome ja Poola regulaatoritega ja Rootsiga selline tugev koostöö loomisel, et kus kindlasti seda kogemust saab. Inimressurss ise, et me oleme ka tegelikult nende kulunumbrite kontekstis küsimas täiendavat inimressurssi juurde. Me oleme hinnanud, et see esialgne vajadus oleks 13 inimest ja ametikohta. Ja edasine, nii nagu ka Anti ütles, iga-aastaselt siis tegelikult see kasv me oleme hinnanud esimesel 3 aastal. Et 13 on kõige suurem number, sealt edasi 11 ja siis 12 inimest. Ja siis ta juba natukene kahaneb, aga tõesti need lisanumbrid siis lükkuvad, kui ka projekti arendamise ajakava lükkub. Ja kasvu hindamise aluseks me oleme võtnud siis nii Poola, Soome kui ka USA soovitused, just regulaatorite omad, ja seda siis kohandanud Eesti siis vajadustega ja just nagu tuumajaamade arvu ja suurusega. Aitäh! Kliimaministeerium teisele küsimusele. Vastus. Tervist, Rein Elauk on siis Kliimaministeeriumist. Ma seda täpsustan natuke, siin on ennem ka mitu korda läbi käinud see sama küsimus natuke erinevates versioonides. Et on olemas dekomisjoneerimise fond, mida siis alguses tõesti olemas ei ole, mida hakatakse päevast 1 koguma ja siis loodetavasti selleks ajaks, kui see jaam on jõudnud oma loomuliku elukäigu lõpuni, siis on olemas piisavad vahendid, et ära likvideerida sealt. Ja täiesti eraldi sellest on siis, et mis juhtub siis, kui midagi ei lähe plaanipäraselt, juhtub lihtsalt keeles õnnetus, tekib kahju, siis selle kahju likvideerimise võimalus või võimekus peab tõesti olema olemas päevast 1 ja selle nimi on üldiselt kindlustus. Nii, ja nüüd on järjekord jõudnud Tõnis Vare kätte, kes ennem tahtis kommenteerida midagi, et ole hea. Ma nüüd kommenteeriks. Tõnis Vare, Eesti Elektrituste Liit. Et väga huvitav, Maarja, väga huvitav. Pead aru saama, et loomulikult, kui on tehnoloogia olemas, siis ju probleem on selles, et see SMR-reaktor või see moodulreaktor on ju surutakse kokku, eks ju. Et tema väiksus on see probleem ja see tehnoloogia nii-öelda paigutamine väiksesse. Ehk minu sõnum ongi see, et sellist asja ei ole maailmas olemas töötavat. Loomulikult kõik asju arendatakse, aga töötavat jaama faktiliselt ei ole olemas sellisel tehnoloogial. Ja see ongi see probleem. Ja ma tegelikult tahtsin ütelda, Anti nagu see midagi sellest sõnumist aru, mis tahtsin nüüd edasi ütelda. Kui me seadusandlusesse võtame teoreetilised eeldused, eks ju, siis võib see tekib, on rumalus, me ju teame. Riigikogu on teinud seda asja, et mõneski seaduse mõttes aluseks mingi eelnõu, teine eelnõu ja tuleb välja seda eelnõu kunagi vastu ei võetagi, eks ju. Et mõte ongi siis see, et ega ma ei ole tuumaenergeetika vastu, mitte mingil juhul. See annab võimaluse juurde, aga küsimus on see, et me ei saa eeldusi luua niimoodi, et need on teoreetilised. Mõte on siis see, et loomulikult, kui see tuumareaktor seal töötab paar aastat, me saame seda aru, palju tegelikult maksab. Ma toon lihtsalt näite, et USA Energiaministeeriumi energiadepartement on teinud iga 2-3 aastaga teeb nii-öelda põllu pealt võetus tehnoloogiate maksumuse. Ta teebki sama asja, et ta ostab maa, inimesed, võtab ka palju, riik peab panema, panustab edasi, ta arvutab kõik välja. Ja hetkel on see SMR reaktori maksumus 6+ miljardit. Me ei tea seda reaalsuses, minu mõte ongi see, et räägime ikka nendest asjadest, mis on reaalselt olemas. See on minu sõnum, muu mitte midagi. Aitäh! Aga Maarja, hästi kiire kommentaar. Ja, esiteks on see, et me ei tee seda seadust ühe konkreetse jaama jaoks, üheks konkreetse asukohas. See seadus on üldine regulatsioon. Miks on siin ka näiteks jõujaamade ja kaugkütte ühing osaliselt kutsutud on ka see, et täpselt samamoodi tuumabaasil tehakse ka puhast keskkütet paarikümne megavatise võimsuse piirkonnas. Ehk siis see ei ole ühe konkreetse jaama jaoks loodav asi. See on raamistik tuumaenergeetikaks üldiselt.
ehk siis neid konkreetseid projekte saabki hinnata siis, kui tuleb konkreetne projekti taotlus eelhindamisse. Ja siis sel hetkel on tegelikult ette nähtud, et jaam peab eksisteerima. Nii et need on nagu selles mõttes omavahel väga ilusti käsikäes, see ei ole nagu selles mõttes ideoloogiline või lihtsalt loogikal baseeruv. Et see seadus ikkagi on selles mõttes omab neid kontrollmehhanisme. Lihtsalt Margi korras ütlen seda, et see ka asukoha, Poola kolleegide asukoha määramine võetakse aluseks sama teoreetiline arvutus. Eks ju, sa räägid, et see ei lähe üldse tähtis, on küll. Tähtis on see, et sul on faktilised andmed, kui sa midagi teed. Kui neid ei ole olemas, siis on see, et keegi kuskil rääkis. Eks ju, et minu mõte ongi see, et oleme fakti- ja teaduspõhised. Et kui me mingid tehnoloogiad paneme kas või kuskile Eesti asukohta, me peame kõiki neid parameetreid, mis reaalselt on olemas. Et kuskil mingis plaanis, see ongi see probleem, millest ma kogu ütlen, me võtame aluseks mingid teoreetilisi asju, võtame reaalselt elust endast. Ootame ära, kui Ontario valmis saab ja paar aastake, eks ju, opereerib, saamegi kõik asjad andmed teada, ongi tehtud. See on minu sõnum. Tõnis, aitäh. Lihtsalt majanduskomisjon ongi väga teadus- ja faktipõhine ja vähemalt majanduskomisjonis kehtib fakt, et siin annan sõna mina, mitte igaüks ei vajuta nuppu ja ei hakka rääkima. Aitäh ja järgmine küsimus Tõnis Mölderole. Aitäh. Alustuseks ma arvan, et tarbija seisukoha pealt on kõige tähtsam see, et milline on see nii-öelda lõpphind elektriarvel. Ja see on väga selge, et meil on juhitavat võimsust juurde vaja pikas perspektiivis. Ja küsimus on lõpuks siis see, et mis valikuid me teeme ja selle valiku puhul peab olema kindlasti eelduseks see, et üks, et ta on nii-öelda mõistlik Eesti riigile, teine, et ta on ka mõistlik tarbijale. Ja siinkohal ma lihtsalt tahan öelda seda, et võib-olla see on ka komisjonile mingi mõte, et kindlasti selle hinna arvutamine tuleviku perspektiivis on väga keeruline ja ma sain ka Eleringist väga selgelt aru, kui ta ütles, et ta ei saa täna mingisuguseid veksleid välja anda, et ma lihtsalt ütlen, et ka näiteks väga tugevad ökonomistid ei suuda tänases majanduskeskkonnas mingisuguseid pikki arvutusi teha, nii et selles mõttes see on mõistetav, aga ikkagi me võiks ka ise võib-olla korra mõelda, et kas mingitelt välisekspertidelt või kelleltki tellida mingisugust hinnaanalüüsi siia kõrvale, sest ilmselgelt sellisel otsusel on pikk mõju ja pikk mõju nii meie majandusele, nii positiivne kui negatiivne. Aga ma tulen konkreetsema küsimuse juurde ja see küsimus läheb Fermi Energiale, et ma ei tea, kui me räägime taastuvenergia projektidest, siis ka riik maksab seal nii-öelda teatud osades nendele ettevõtetele peale, et nad selle teenusega turule tuleksid või selle nii-öelda taastuvenergia tootega. Kui me räägime põlevkivijaamadest, siis siin võib ka ju piltlikult öeldes, et riik maksab midagi peale, kui me räägime CO2-st ja selle kompenseerimisest, et meie kasutame oma CO2 kvoodid põlevkivile ära, kui me neid sinna ei kasutaks, me võiks kasutada seda raha, need maha müüa, raha kasutada millekski muuks. Et minu küsimus on teile see, et mida teie täna Eesti riigilt nii-öelda eeldate selles positiivses stsenaariumis, oletame, et teie olete see ettevõte, kes tahab turule tulla, kõik seaduslik raam on olemas, konkurents, jumala pärast, tuleb keegi teine täna seda teenust pakkuma, miks mitte. Mis on see, mida teie täna riigilt eeldate? Kas see on mingi hinnamehhanism? Kas see on mingi garantii? Kas see on midagi kolmandat? Et mis on see teie ootus täna riigile ja partnerina? Aitäh! Nii, Kalevale ja. Aitäh. Kõigepealt, ma vist unustasin esimest korda rääkides, et tänada komisjoni ja ka ministeeriumite hea töö eest, aga täna me ei oota toetusmehhanismi laual, ütleme aastal 2026, või seda kontseptsiooni. Seda tuleb välja töötada, mis sobiks Eesti Vabariigile. Nii Tšehhis, Poolas välja antud Euroopa Komisjoni riigiabiluba on mõnevõrra, nad on teineteisest erinevad. Ka Rootsi mudel on mõnevõrra erinev, kui on nagu Poola mudel. Et see peab lähtuma riigist ja loomulikult nende riikide võrdluses me oleme erinev
Poola, ka Poola riigis, kes on esimene kasutuselevõtja. Nagu see, ja mis oluline on, et see võimsus on erinev ja et seal on nagu väga suur jaam ja seetõttu see põhjendus, et see peab olema 100% riigi ettevõte ja et annab riik otse laenu. Et seetõttu see põhjendus, et ka ehitusaegne finantseerimise kulu, millest väga õigesti Mart Maastik rääkis, et see oleks minimaalne. See on nagu, ütleme, väga tugev motivatsioon. Pluss seal on julgeolekukaalutlused, miks nad valisid Ameerika Ühendriikide tehnoloogia pluss ka Ameerika Ühendriikide ehitaja ja siis nende Ameerika Ühendriikide rahastuslahendusel. See on ka osalt hinnas, et peegeldub minu arust, et on võrdlemisi kallis. Et meil Eestil sobiv mudel tuleb välja töötada lähiaastatel selleks, et tõesti 2089. aastal, kui riik eeldab, et me oleme selle menetletava seaduse alusel eelhinnangu taotlejad, et väga suured ettevõtted, sealhulgas ka Eesti Energia, saaks omakorda otsustada, et kas nad on selles projektis valmis ja juhul, kui riiklik eriplaneering on kinnitatud ja positiivne eelhinnang antud, siis on valmis investeerima suurusjärk kokku 100-150 miljonit platsi ettevalmistusse ja pika tarneajaga komponentide hankesse. See nad peavad enda juhatuse tasemel vastava otsuse tegema. See ei ole lihtsalt, et saada e-maili, et oleme valmis. Et see on teatud menetlus nende ettevõtte siseselt samamoodi. Et siis selleks ajaks kuskil 29. aasta keskpaigaks see mudel peaks olema välja töötatud. Mis need täpsed komponendid on, ma täpselt ei oska öelda. Aga vaadates Euroopa Liidu õigust, arvestades 2023. nõukogu ja parlamendi poolt kinnitatud Euroopa elektrituru reformi, siis hinnavahemehhanism on ainukene siis võtmemehhanism, mis nii taastuvenergiale kui tuumaenergiale peaks rakenduma selleks, et investeeringud oleksid võimalikud. Ning ja loomulikult kõiki neid võimsusmehhanism, millest härra Kilk rääkis, selle maksimaalne rakendatav periood kehtiv täna Euroopa Liidu õiguse alusel on 10 aastat. See ei ole sobiv tuumaenergiajaama investeeringumehhanism. See on mõeldud gaasielektrijaamadele. Ja möödapääsmatult on tõepoolest Eestis kui väikeriigis on möödapääsmatu riigi osalus. Aga Marjal on õigus, see ei pea olla enamus ja tõepoolest see tõenäoliselt ei saagi olla, võib olla, sest mõttes Poolas see nii on uues riigis, aga see on poliitiline otsus. Et see näikse, mis see on teie käes. Ja kolmas on ka väga õigesti esile toodud laenude finantseerimine, ekspordikrediit on väga oluline osa sellest, aga siis nagu need laenud peavad olema need ekspordikrediidi laenud, mida Jaapani, Lõuna-Korea, Kanada, Ameerika Ühendriikide ekspordikrediidi ettevõtted annavad, need peavad olema täiel määral riikliku garantiiga kaetud. Et nendest 3 komponendist, aga sinna võib, ütleme, siis nagu riigil peab olema sõltumatu nõustaja, kes siis tegelikult lõppinvestoritega, aga siis ka riigiga, milleks riik ja poliitikud siis on valmis ja ühiskond on valmis seda diskussiooni peab ja siis jõuab teatud mudel valmis ja sellele mudeli vastu siis omakorda taotleja paneb siduva taotluse lauale ja siis on hindamise koht, kas taotlus vastab nõuetele ja sellega minnakse edasi või tuleb lõpuks ikkagi on paremad lahendused, et saab vesinikuga või on tarbimine ei kasva nii kiiresti või mis muud asjaolud. Aitäh! Tänud ja võib-olla selle Tõnis Mölderi esimese otsa teemal, et meil võiks komisjonis olla nagu mingi adekvaatne hinnang selle kohta, mis puudutab nagu hinda, mis tarbija lõpuks maksab. Ma siin annaksin, Kalle, sulle korra sõna, et kas ma sain nagu õigesti aru, et te sellist rehkendust olete valmis nagu esitlema 27. aastal. Sain ma õigesti aru sellest? Ja aitäh. Tegelikult tõesti on plaanis meile tekitada nii turu kui ka igasuguste selle turuga kaasnevate kõrval kulukomponentide hindamise võimekus. Ja see saab valmis 27. aasta kuskil seal suvel-sügisel, kui me edeneme nii kiiresti, nagu me arvame, et me suudame edeneda.
aga tänud, et ma arvan, see on lihtsalt nii-öelda, muidu me nii või naa vaataksime mingit järjekordselt kristallkuuli ja mõtleksime, et mis see hind võib olla, et iseenesest hea, et Elering sellega tegeleb. Nii, ja lähme järgmise küsimuse juurde. Rene, ole hea. Jaa, suur tänu. Kõigepealt mul on väga hea meel meid kõiki siin laua taga näha, sest 2020. aastal sai esmakordselt see esimene memo valitsusse viidud, kus me hakkasime arutama tuumaenergia kasutuselevõttu Eestis. Keskkonnaministeerium selle pani kokku ja selles mõttes, kui me näeme täna, kui kaua see protsess aega võtnud on 6 aastat, et me täna oleme siin eelnõu arutelude juures, siis vähemalt on hea meel, et me täna siin oleme. Et see protsess on olnud päris pikk. Ja mõned asjad, mida ma tahan markeerida, mis seisukoht oli minul kui tuumaenergia toetajal, oli siis ja toetan ka täna väga tuumaenergia kasutuselevõttu, siis mina näeks hea meelega, et riigi osalus oleks kindlasti selles võimalikus tuleviku ehitatavas tuumajaamas. Nüüd järgmine asi, mida ma olen ka mitu korda markeerinud nii komisjonis kui ka suures saalis, et ma olen nõus sellega, et TTJA algselt, kui me siin praegu planeerime tegevusi, on see regulaatori ülesandeid täitev organisatsioon. Aga kindlasti ma ei näe tulevikus, kui me oleme sinna faasi jõudnud, kus me päriselt juba hakkame opereerima. Ma näen, et see peaks olema kindlasti eraldi. TTJA ei peaks olema siis enam regulaatori ülesannetes. Täna on see mõistlik, meil ei ole mõtet võtta uusi inimesi ja hakata looma uut organisatsiooni, aga siis, kui me selle tööle ühel päeval juba ka saame, siis peaks olema see eraldi seisev organisatsioon. Ja nüüd kolmas asi, mida markeerida tahan, et ma olen jätkuvalt selle seisukohal, et tegelikult lõplik otsus selleks, kas Eesti ehitab tuumajaama või ei ehita, peaks käima läbi referendumi ja rahvahääletuse. Selle seisukohal olin ma 6 aastat tagasi ja olen ka täna ja see siin ei vasta tõele, et kui ma sain maailmast õieti aru, et Riigikogu on otsuse teinud. Jah, Riigikogu tegi otsuse hakata töötama välja regulatsiooni, aga kõik ministrid, kes on käinud erinevate asjadega täna ka Riigikogus, on kogu aeg rõhutanud, et me ei võta täna otsust vastu selle üle, kas tuumajaam tuleb või ei tule. Mina toetan tuumajaama loomist Eestisse. Mulle täna tundub, et ka valdav enamus, üle poole vähemalt ka Eesti inimestest saab aru, et energiat on vaja ja toetaks seda. Aga ma olen jätkuvalt veendumusel, et tegelikult seda peaks ikkagi otsustama rahvas, et kuidas ministeerium seda täna näeb, et kuidas teil täna tundub, kas me jõuame ikkagi sellesse faasi, et ühel päeval ka rahvahääletus tuleb või on tänane valitsus seda meelt selgelt, et tahetakse see otsus teha kabinetis? Aitäh. Nii, jah, võib-olla ministeerium korraks siis kommenteerib kiiresti. Minu teada küll Kliimaministeerium ei korralda rahvahääletusi ja referendumeid, seda korraldab ikkagi, aga võib-olla siis see kommentaar. Jaa, kiirelt kommenteerin, aitäh küsimuse eest, Anti Tooming, et puudutan hästi põgusalt ka neid esimest 2 punkti, et riigi osaluse otsustamine sobib väga hästi selle eelhinnangu faasi, mis meil on plaanis siis 2029 suurusjärk, mille raames me hindame siis nagu arendaja võimekust, finantsilist, tehnilist, et see on see tegelikult hea koht, kus oleks nagu mõistlik kaaluda siis ka riigi osalust. Teise punkti osas siis TTJA kui regulaator, et see ülesehitus ongi mõeldud selliselt, et alustame nii-öelda olemasoleva asutuse baasil, me ei pea väga suuri kulutusi koheselt tegema, aga hästi oluline tagada see nagu sõltumatus ja selle me oleme siis välja pakkunud, et saab tagatud siis seaduse ja erinevate regulatsioonide baasil, aga tõesti, tulevikus on võimalik mõelda selle peale, et täiesti eraldiseisve asutus selle jaoks moodustada. Lihtsalt oluline on pihta hakata nii-öelda samm-sammult. Kolmas küsimus, mis puudutab referendumit, ütleme nii, et me ei näe, et seda nagu väga palju praktikas on teiste riikide poolt kasutatud ja kus on kasutatud näiteks Leedus, et see siis tehti valik, et loobuti siis tuumaprogrammist, aga ta oli täpselt ka selles faasis, kus oli juhtunud Fukushima õnnetus ja tagantjärgi selgus ka väga oluliselt oli mõjutatud siis ka Vene mõjutustegevuse tõttu, mis tõttu siis tuli siis vastav tulemus. Aga tegemist on väga põhimõttelise ja ma ütleks ka poliitilise otsusega, et Mart, meil ei ole kohane siin ministeeriumi poolt seda nagu hinnangut sellele anda, et see, ma arvan, on teie käes. Aitäh! Ma tänan ja majanduskomisjoni esimees, kes usinalt jagas küsimusi, siis talle jäid näpud, ehk siis mina oma küsimust esitada ei jõua, kuna kell tiksus 1-ni ja meie komisjoni istung sai otsa. Ma tänan kõiki osalejaid. Ma arvan, et oli päriselt sisukas ja oluline
vestlus, jätkame osadega vist neljapäeval juba ja siis keskkonnateemadel. Aitäh kõigile!